Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, teie keha sisaldab aatomeid, mis kunagi kuulusid dinosaurustele. Aga mitte ainult dinosaurustele. Mõned neist aatomitest võisid kuuluda olenditele, kes ehitasid linnu, kes lõid tehnoloogiat, kes vaatasid tähtede poole ja küsisid samu küsimusi, mida meie. Ja siis kadusid täielikult, jätmata maha ühtegi jälge, mida me suudaksime ära tunda. Kõlab nagu ulme. 2018 aastal avaldas 2 teadlast, astrofüüsik Adam Frank Rochesteri ülikoolist ja klimatoloog Gavin Schmidt NASA Goddardi instituudist teadusliku artikli, mis esitas küsimuse, mida keegi varem polnud julgenud tõsiselt küsida. Mitte sellepärast, et see oleks rumal küsimus, vaid sellepärast, et vastus on liiga häiriv. Nad küsisid, kui inimkond täna välja sureks, mis meist jääks alles 100 miljoni aasta pärast? Ja vastus oli šokeeriv. Peaaegu mitte midagi. See polnud mõttekatsetus. See oli range teaduslik analüüs, mis avaldati mainekas ajakirjas International Journal of Astrobiology. Nad nimetasid seda Siluuri hüpoteesiks, viitega Doctor Who sarja tunnukatele, kes väidetavalt valitsesid maad enne inimesi. Aga nali muutus tõsiseks teaduseks, sest kui meie tsivilisatsioon ei jätaks peaaegu mingeid jälgi, kuidas me saaksime kingad olla, et keegi teine ei teinud seda enne meid? Mõelge sellele. Maa on 4,5 miljardit aastat vana. Dinosaurused valitsesid siin 165 miljonit aastat. Inimkond, kõik mida me nimetame tsivilisatsiooniks, on kestnud vaid 10 000 aastat. See on 0,002% maa ajaloost. Üks silmapilk, üks hingamine. Ja me eeldame, et oleme esimesed, kes siin kunagi midagi ehitas. Aga Frank ja Schmidt ei küsinud seda provokatsiooniks. Nad küsisid seda, sest otsivad elu teistel planeetidel. Ja nad mõistsid, kui me ei tea, kuidas otsida kadunud tsivilisatsiooni jälgi oma planeedil, kuidas me saame otsida neid eksoplaneetidel, mida vaatleme miljonite valgusaastate kauguselt. Alustame sellest, mis meist jääks alles. Mitte tuhandete aastate, vaid 100 miljoni aasta pärast. Sest just sellised on geoloogilised ajaperioodid, millega teadlased töötavad, kui nad uurivad maa kauget minevikku. Teie esimene mõte on ilmselt linnad. Betoonist pilvelõhkujad, terasest sillad, asfaldist teed. Need ju ei kao lihtsalt ära. Aga nad kaovad ja üllatavad kiiresti. Tšernobõli näitab meile, mis juhtub, kui inimesed kaovad. 30 aasta jooksul on mets võtnud tagasi linna. Hooned murenevad, teras roostetab, betoon puruneb. Ja see on ainult 30 aastat. 1000 aastat hiljem ei oleks enam äratuntavaid hooneid. 10 000 aastat hiljem oleksid isegi Giza püramiidid, meie kõige vastupidavamad ehitised, lihtsalt imelikud kivikuhilad, mida erosioon on peaaegu tasandanud 100 000 aastat hiljem. Arheoloogid peaksid kaevama sügavale, et leida isegi vihjeid meie eksistentsile. Aga 100 miljonit aastat. Sel ajaskaalal muutub kõik. Mõelge, mis juhtub geoloogiliselt. Tektoonilised plaadid liiguvad. Mäed tõusevad ja kuluvad. Ookeanide põhjad sukelduvad maa-alustesse, sulatustsoonidesse ja taastuvad uuesti. Kivimid, mis täna on pinnal, võivad olla 100 miljoni aasta pärast 5 kilomeetri sügavusel, muudetud survest ja kuumusest täiesti uuteks mineraalideks. Või nad võivad olla täielikult sulanud ja taaskasutatud maamantlis. Frank ja Schmidt arvutasid välja. Meie tsivilisatsiooni füüsilised jäljed, hooned, teed, sillad, oleksid täielikult kadunud. Mitte sellepärast, et keegi need hävitas, vaid sellepärast, et maa ise on pidev taaskasutamise masin. Planeet ei säilita, planeet transformeerib. Aga mis oleks plastikuga? Me oleme loonud materjali, mida looduses ei eksisteeri. Polüetüleen, polüpropüleen, PVC. Need molekulid on täiesti kunstlikud. Kindlasti need jääksid alles.
Jah ja ei. Plast laguneb, aeglaselt aga laguneb. Päikesevalgus lõhub seda. Mikroorganismid õpivad seda seedima. Me oleme juba avastanud baktereid, kes söövad petti. Tuhandete aastate jooksul muutub enamik plasti mikroplastiks. Kümnete tuhandete aastate jooksul lagunevad ka need. Aga siin on huvitav detail. Mõned plastimolekулid võiksid jääda alles fossiilsetes setetes. Mitte tervete esemete kujul, vaid kui keemilised allkirjad, imelikud süsinikuühendid, mida looduses tavaliselt ei leidu. Aga kas geoloog 100 miljoni aasta pärast ära tunneks, et need on kunstlikud? Või arvaks ta, et need on lihtsalt ebatavalised orgaanilised molekulid mõnest tundmatust organismist? Mõelge radioaktiivsusele. Me oleme lõhestanud aatomeid. Me oleme loonud plutooniumi, elementi, mida looduses praktiliselt ei eksisteeri. Kindlasti see jääks alles kui tõend. Probleem on poolestusaeg. Plutooniumi 249 poolestusaeg on 24 000 aastat. Kõlab pikalt, aga 100 miljoni aasta jooksul läbib see üle 4000 poolestusperioodi. Matemaatiliselt jääb alles 0,0 veel 36 nulli. 1%. Teisisõnu, mitte midagi. Isegi uraan 235, mida kasutatakse tuumarelvas ja reaktorites, poolestub 7,01 miljoni aasta jooksul. 100 miljonit aastat hiljem oleks meie tuumarelva katsete radioaktiivne allkiri peaaegu täielikult kadunud, segunenud looduslike radioaktiivsete elementidega maa koores. Schmidt ja Frank jõudsid järeldusele. Kui me otsime füüsilisi objekte, linnu, masinaid, isegi radioaktiivseid jälgi, me ei leia midagi. Geoloogiline aeg kustutab kõik. Aga nad küsisid, mis siis jääb alles? Vastus on üllatavalt õhuke. Geoloogiline kiht. Üks õhuke kiht kivimis, mis sisaldab keemilisi anomaaliaid. Mitte artefakte, mitte ehitisi, lihtsalt veidrad numbrid keemilises koostises. Mõelge, kuidas geoloogid loevad maa ajalugu. Nad ei otsi dinosauruste linnu. Nad otsivad fossiilseid luid setetes. Nad mõõdavad isotoopide suhteid. Nad analüüsivad, kui palju süsinikku, hapnikku, väävlit on teatud vanuses kivimis. Ja neist numbritest nad rekonstrueerivad, mis toona toimus. Näiteks, 66 miljonit aastat tagasi, täpselt ajal, mil dinosaurused välja surid, leiame kogu maailmas õhukese kihi, mis sisaldab ebatavaliselt palju iriidiumi. Iriidium on haruldane element maa pinnal, aga tavaline asteroididel. See kiht, mida nimetatakse KPG piiriks, on tõend, et tohutu asteroid tabas maad. Kogu tõend on 1 sentimeeter paksu savi. Nüüd kujutage ette, mis jääks meist alles sarnase kihina? Frank ja Schmidt identifitseerisid mitu võimalikku allkirja. Esiteks, süsiniku isotoopide anomaalia. Kui me põletame fossiilseid kütuseid, kivisütt, naftat, gaasi, me vabaneme süsinikku, mis on olnud maa all miljoneid aastaid. Sellel süsinikul on teistsugune isotoopide suhe kui taimedel, kes saavad süsinikku otse atmosfäärist. Täpsemalt, fossiilsetes kütustes on vähem süsinikku 13 võrreldes süsinikuga 12. Kui tsivilisatsioon põletab triljoneid tonne fossiilseid kütuseid, atmosfääri süsiniku isotoopide suhe muutub. Ja see muutus jääb jäädvustatud setetes, mis ladestuvad sel ajal. Tuleviku geoloog, kes analüüsib seda kihti, näeks imelik hüpe, süsiniku 12 äkki rohkem. Mis seda põhjustas? Teiseks, metallide kontsentratsioon. Me kaevandame ja kontsentreerime haruldasi maid, neodüümi, tseeriumi, lantaani. Me kasutame neid elektroonikaseadmetes, tuulegeneraatorites, elektriautodes. Kui need materjalid lõpuks ladestuvad setetes, nad loovad anomaalselt kõrge haruldaste maade kontsentratsiooni teatud geoloogilises kihis. Looduses need elemendid on hajutatud, meie need kontsentreerime.
3. Plastiku molekulaarsed jäljed. Isegi kui plast laguneb, mõned selle keemilised komponendid võivad jääda alles kui ebatavalised orgaanilised ühendid. Geoloog ei pruugi aru saada, et need on kunstlikud, aga ta märkaks, need molekulid on veidrad. Need ei sobi ühegi teadaoleva organismi profiilisse. 4. Äkiline soojenemine ja massiline väljasuremise sündmus. Kui tsivilisatsioon vabaneb piisavalt kasvuhoonegaase, see jääb jäädvustatud kui järsk temperatuuri tõus geoloogilises rekordis. Ja see soojenemine põhjustab massilise väljasuremise, täpselt nagu me praegu näeme 6. massilise väljasuremise algust. Aga siin on probleem. Kõik need allkirjad võivad olla ka looduslikud. Vulkaanid vabastavad tohutuid koguseid CO2. Asteroidilöögid põhjustavad massilisi väljasuremisi. Haruldaste maade kontsentratsioonid võivad tekkida ebatavalistest geoloogilistest protsessidest. Kuidas eristada looduslikku katastroofi kunstlikust? Schmidt ja Frank tunnistasid, me ei tea. Me ei ole kunagi otsinud kadunud tsivilisatsiooni geoloogilisi jälgi, seega meil ei ole metoodikat. Aga nad pakkusid välja, otsige mustreid, otsige mitut anomaaliat koos. Kui leiate kihti, kus on korraga süsiniku isotoopide hüpe, haruldaste maade kontsentratsioon, ebatavalised orgaanilised molekulid ja massiline väljasuremise sündmus, siis võib olla, lihtsalt võib olla. Te vaatate midagi, mis ei ole täiesti loomulik. Aga kas selliseid kihte on olemas? Kas maa geoloogilises rekordis on hetki, mis näevad kahtlased? Vastus on jah. Ja kõige kahtlasem neist on sündmus, mis toimus 56 miljonit aastat tagasi. Geoloogid nimetavad seda paleotseen-eotseen termiline maksimum, lühendatult PETM. Ja see on üks kõige veidramaid sündmusi maa ajaloos. Kujutage ette, 56 miljonit aastat tagasi oli maa juba soe. Dinosaurused olid välja surnud 10 miljonit aastat varem. Imetajad hakkasid levima. Polaarjääd ei eksisteerinud. Ja siis, vähem kui 10 000 aasta jooksul, mis on geoloogiliselt silmapilk, globaalne temperatuur tõusis 5–8 kraadi võrra Celsiuse järgi. 8 kraadi. Mõelge sellele, me muretseme praegu 2 kraadi tõusu pärast ja see juba põhjustab katastroofilisi muutusi. 8 kraadi on apokalüptiline. Ja PETM ajal see juhtus. Mis seda põhjustas? Keegi ei tea kindlalt. Valdav teooria on, et tohutu kogus metaani, võib-olla triljoneid tonne, vabanes ookeani põhjast, kus oli külmunud hüdraatide kujul. Metaan on võimas kasvuhoonegaas. Kui see vabaneb atmosfääri, see põhjustab järsu soojenemise. Ja soojenemine vabastavad veel rohkem metaani. Tagasiside-tsükkel. Aga siin on huvitav detail. PETM-i ajal muutus süsiniku isotoopide suhe täpselt nii, nagu see muutuks, kui keegi põletaks tohutuid koguseid orgaanilist materjali. Süsiniku 12 suurenes järsult ja see muutus on jäädvustatud setetes üle kogu maailma. Lisaks, PETM-i ajal toimus massiline väljasuremise sündmus. Mitte nii dramaatiline kui dinosauruste väljasuremise, aga märkimisväärne. Paljud sügavmereorganismid surid välja, okeaanid muutusid happelisemaks, ökosüsteemid kollapseerusid ja reorganiseerusid. Ja siis, umbes 100–200 000 aasta pärast, temperatuurid normaliseerusid. Süsinikutsükkel taastas tasakaalu. Elu jätkus. Enamik teadlasi usub, et PETM oli loomulik sündmus. Vulkaaniline aktiivsus või metaanihüdraatide destabiliseerumine. Aga Frank ja Schmidt küsisid, kuidas me saame kindlad olla, kui me ei tea, milline näeb välja tsivilisatsiooni geoloogiline allkiri, kuidas me saame välistada, et PETM oli midagi muud. Nad ei väida, et PETM oli tsivilisatsioon. Nad ütlevad,
Me ei tea, kuidas kontrollida. Ja see on probleem. On ka teisi kahtlaseid hetki. Näiteks Kambriumi plahvatus 514 miljonit aastat tagasi, kui äkki geoloogiliselt silmapilkselt ilmusid peaaegu kõik tänapäevased loomade kehatüübid. Evolutsioon ei peaks toimima nii kiiresti, aga see toimus. Või Permi-Triase massiline väljasuremise 259 miljonit aastat tagasi, kui 96% kõigist mereliikidest ja 70% maismaa selgroogsete liikidest suri välja. Suurim massiline väljasuremise maa ajaloos. Põhjus? Tõenäoliselt massiline vulkaaniline aktiivsus Siberis. Aga geoloogiline rekord on segane. Või Eoarhei ajastu, peaaegu 4 miljardit aastat tagasi, millest meil on väga vähe kivimeid alles, sest enamik neist on taas kasutatud tektooniliste protsesside poolt. Mis toimus siis? Me ei tea. Frank ja Schmidt ei väida, et mõni neist sündmustest oli tsivilisatsioon. Nende punkt on teine. Maa geoloogiline rekord on ebatäielik. Tohutu osa ajaloost on lihtsalt kadunud. Kivimid on sulanud, metamorfiseerunud, sukeldunud maa-alusesse mantlisse. Ja isegi kivimid, mis on alles, ei räägi meile kõike. Kui tsivilisatsioon eksisteeris 100 miljonit aastat tagasi ja kestis 10 000 aastat, mis on meie tsivilisatsiooni pikkus, see oleks 0,01% sellest ajaperioodist. Geoloogiline kiht, mis sellest jääks, oleks sentimeetrite paksune. Ja kui see kiht on nüüd 5 kilomeetri sügavusel, muudetud survest ja kuumusest, kes seda otsiks? Kes seda leiaks? Mõelge sellele teisiti. Kui te vaatate geoloogilist kaarti, te näete kihistusi, mis esindavad miljoneid aastaid. 1 sentimeeter kivimis võib esindada tuhandeid aastaid. Kogu inimtsivilisatsioon, Sumerist kuni kosmoseajastuni, oleks üks õhuke joon. Ja kui geoloog võtab proovi, ta võtab tavaliselt mitu sentimeetrit korraga. Ta võib lihtsalt vahele jätta meie kogu eksistentsi. Aga miks see oluline on? Miks 2 teadlast veedavad aega, spekuleerides hüpoteetiliste dinosauruste inseneride üle? Vastus ei ole dinosaurused. Vastus on eksoplaneedid. Me elame ajastu, kus me oleme avastanud tuhandeid planeete teiste tähtede ümber. Mõned neist on maasarnased. Mõned neist on eluohtlikus tsoonis. Piirkonnas, kus vedelik vesi võib eksisteerida. Ja me küsime, kas seal on elu? Kas seal on tsivilisatsioonid? Aga kuidas me seda teada saame? Me ei saa saata sondi. Need planeedid on valgusaastate kaugusel. Kõik, mida me saame teha, on analüüsida nende atmosfääre spektroskoopia abil. Me otsime biosignatuure, keemilisi märke elust, hapnik, metaan, veeaur. Aga mis oleks tehnosignatuur? Kuidas näeb välja tsivilisatsiooni keemiline allkiri atmosfääris? Frank ja Schmidt mõistsid, me ei tea. Me ei ole kunagi otsinud seda oma planeedil, seega kuidas me saame otsida seda teistel planeetidel? Siluuri hüpotees ei ole dinosauruste kohta, see on metoodika kohta. See on küsimus. Kui me vaatleme eksoplaneet, mille atmosfäär näitab äkilist CO2 tõusu, kuidas me teame, kas on vulkaaniline aktiivsus või tsivilisatsioon? Ja vastus on, me ei tea. Veel mitte. Aga nüüd, tänu nende tööle, teadlased hakkavad mõtlema sellele. Nad hakkavad välja töötama mudeleid. Nad küsivad, millised keemilised ühendid on ühemõttelised kunstlikud? Millised muutused atmosfääris ei saa olla looduslikud? Näiteks kloorofluorosüsiinikud, CFC-d, mida kasutati külmutites ja aerosoolides. Need molekulid ei eksisteeri looduses. Kui me tuvastaksime CFC-sid eksoplaneet atmosfääris, see oleks peaaegu kindel tõend tsivilisatsioonist. Aga CFCD lagunevad. Kui tsivilisatsioon lakkab neid tootmast, nad kaovad atmosfäärist sajandite jooksul.
või industriaalne saaste, lämmastikdioksiid, vääveldioksiid, osoon. Aga kõik need võivad olla ka looduslikud. Vulkaanid toodavad neid. Kuidas eristada? Frank ja Schmidt pakkusid välja. Otsige kombinatsioone. Otsige mitut anomaaliat korraga. Ja mis kõige olulisem, otsige muutusi ajas. Looduslikud protsessid on tavaliselt aeglased või tsüklilised. Tsivilisatsioonid põhjustavad järske, ühekordse muutusi. Aga siin on kõige häirivam mõte. Mis siis, kui tsivilisatsioonid on lühiajalised? Mis siis, kui tüüpiline tsivilisatsioon kestab ainult mõned tuhanded aastat, enne kui see kas hävitab ennast või kollapseerub? Siis me ei otsi püsivaid tehnosignatuure. Me otsime mööduvaid vilgatusi. Hetki, kus planeet äkki muutub keemiliselt veidras ja siis normaliseerub. Ja kui me vaatleme eksoplaneet ainult mõned tunnid või päevad, mis on kõik, mida meie teleskoobi aeg lubab, me võime lihtsalt vahele jätta selle vilgatuse. Nüüd tulge tagasi maa juurde. Tulge tagasi meie juurde. Me oleme siin, sel planeedil, mis on 4,5 miljardit aastat vana. Me oleme olnud tsiviliseeritud 10 000 aastat. Me oleme olnud industriaalsed 200 aastat. Ja me juba muudame planeedi keemiat viisil, mis on jäädvustatud geoloogilises rekordis. Tuleviku geoloog, kas inimene või keegi teine, kes uurid meie ajastu, näeb selget signaali. Nad näevad antropotseeni, inimese ajastu. Nad näevad järsku tõusu CO2-is. Nad näevad plastiku mikroosakesi igas setetes. Nad näevad haruldaste maade kontsentratsioone. Nad näevad massilist väljasuremist, mida me praegu põhjustame. Aga kui meie tsivilisatsioon kollapseerub homme, kas kliimakatastroofi, tuumasõja või pandeemia tõttu, ja keegi teine areneb 100 miljoni aasta pärast, kas nad leiavad meid? Frank ja Schmidt ütlevad, võib-olla, kui nad otsivad õiges kohas, kui nad teavad, mida otsida, kui geoloogia ei ole meie kihti veel täielikult kustutanud. Aga kui nad ei otsi, kui nad lihtsalt eeldavad, et nad on esimesed, siis nad ei leia kunagi midagi, täpselt nagu meie. See toob meid tagasi algse küsimuse juurde. Kas me oleme esimesed? Ausus on, me ei tea. Ja see, me ei tea, ei ole teaduse nõrkus. See on teaduse ausus. Frank ja Schmidt ei väida, et oli varasem tsivilisatsioon. Nad ütlevad, me ei saa välistada seda. Ja see on oluline erinevus. Teadus ei tööta tõestuste kaudu. Teadus töötab tõendite kaudu. Ja praegu meil ei ole tõendeid varasema tsivilisatsiooni kohta. Aga meil ei ole ka metoodikat selliste tõendite otsimiseks. Siluuri hüpotees ei ole väide, see on kutse. Kutse välja töötada uusi meetodeid. Kutse vaadata geoloogilist rekordis uute silmadega. Ja see muudab kõike. Sest kui me ei saa olla kindlad, et oleme esimesed oma planeedil, kuidas me saame olla kindlad milleski muus? Kui 100 miljoni aasta geoloogiline aeg võib kustutada kogu tsivilisatsiooni, siis iga planeet, mida me vaatleme, võib olla kodunud tsivilisatsioonidele, mis tulid ja läksid miljoneid aastaid enne, kui me isegi hakkasime vaatama. Universumi vaikus, Fermi paradoks. Küsimus, kus on kõik? Võib olla lihtsalt ajastu küsimus. Võib-olla nad olid siin. Võib-olla nad on seal. Aga me vaatame vales ajas. Me otsime püsivaid signaale, aga tsivilisatsioonid võivad olla mööduvad vilgatused kosmilises ajas. Aga läheme sügavamale, sest kui me tõsiselt tahame mõista, kas keegi oli siin enne meid, me peame mõistma, kuidas maa ise töötab. Kuidas planeet kirjutab oma ajalugu ja mis kõige olulisem, mida see ajalugu meile ei räägi. Kujutage ette raamatukogu, mis põleb. Mitte korraga, vaid aeglaselt, sajandite jooksul. Iga päev kaob mõni lehekülg. Iga aasta kaob terve peatükk. Iga sajand kaob kogu raamat.
Ja te olete uurija, kes tuleb sinna 1 000 000 aastat hiljem, otsides teavet, mis oli kirjutatud esimestesse raamatutesse. Mida te leiate? Tuhka. Võib-olla mõned juhuslikult säilinud fragmendid. Võib-olla mõned laused, mis ei anna enam mõtet. See on geoloogiline rekord, mitte täielik arhiiv, vaid osaliselt põlenud raamatukogu. Ja me oleme uurijad, kes üritavad rekonstrueerida lugu fragmentidest. Alustame sellest, kuidas kivimid üldse tekivad, sest see on võti mõistmaks, miks nii palju on kadunud. Enamik kivimeid, mida me näeme maa pinnal, on 1 3 tüübist. Settekivimid. Kivimid, mis moodustuvad, kui liiv, savi või orgaaniline materjal ladestub kihiti ja muutub aja jooksul kiviks. Magmakivimid. Kivimid, mis moodustuvad, kui sulam kivim, magma või laava jahtub ja tahkub. Ja metamorfsed kivimid. Kivimid, mis olid kunagi midagi muud, aga siis surve ja kuumus muutsid neid täiesti uuteks mineraalideks. Nüüd siin on probleem. Ainult settekivimid säilitavad fossiilid. Ainult settekivimid säilitavad keemilisi allkirju mineviku atmosfäärist. Magmakivimid, kõik orgaaniline materjal on sulanud. Metamorfsed kivimid, algne struktuur on ümber korraldatud. Ja kui palju maapinnast on kaetud settekivimitega? Umbes 75%. Kõlab hästi, eks? Aga siin on trikk. Enamik neist settekivimitest on nooremad kui 600 miljonit aastat. Mida vanemaks te lähete, seda vähem kivimeid on alles. Sest geoloogilised protsessid ei peatu. Tektoonilised plaadid liiguvad. Ookeani põhi, kus ladestub suurem osa settest, sukkendub pidevalt maa-alusesse mantlisse subduktsioonitsoonides. Seal, kus ookeaniplaat kohtub mandriplaadiga, ookeaniplaat vajub alla ja kõik kivimid, mis olid selle plaadi peal, sulavad. Nad taaskasutakse. Nad muutuvad uueks magmaks, mis lõpuks tuleb välja vulkaanides ja tsükkel algab uuesti. Keskmine ookeaniplaadi vanus on ainult 100 miljonit aastat. See tähendab, et iga ookeani põhi, mis oli olemas 200 miljonit aastat tagasi, on nüüd kadunud, sulanud, taaskasutatud. Ja koos sellega on kadunud kõik setted, mis seal ladestusid. Mandrid on vanemad. Mõned mandrilised kivimid on üle 4 miljardi aasta vanad. Aga isegi mandrid ei ole stabiilsed. Mäed tõusevad, kui plaadid kokku põrkavad. Ja siis erosioon, vihm, tuul, jää kulutab neid maha. Himaalajad, mis on kõige kõrgemad mäed maal, kaotavad umbes 1 millimeeter kõrgust iga aasta. Kõlab vähe, aga 1 miljoni aasta jooksul on see 1000 meetrit. 10 miljoni aasta jooksul on see 10 kilomeetrit. Kõik see materjal, kivim, mis kulub mägedest, kantakse jõgede poolt ookeanidesse. See ladestub uute settekivimite kihina. Ja siis, lõpuks, need kivimid sukelduvad maa-alusesse ja sulavad. Tsükkel jätkub. Frank ja Schmidt arvutasid. Kui te võtate juhusliku punkti maa pinnal ja küsite, mis on tõenäosus, et seal on alles kivimid, mis on vanemad kui 100 miljonit aastat, vastus on vähem kui 10%. Ja mida vanemaks te lähete, seda väiksem see tõenäosus muutub. 400 miljonit aastat tagasi, vähem kui 5% maa pinnast. Miljard aastat tagasi, vähem kui 1%. 2 miljardit aastat tagasi, me räägime fragmentidest, väikestest aladest, mis juhuslikult on säilinud, sest nad olid geoloogiliselt stabiilsetes tsoonides, kratonites, vanade mandrite südamikes, mis ei ole liikunud miljardeid aastaid. See tähendab, kui tsivilisatsioon eksisteeris 500 miljonit aastat tagasi, 95% kõigist kivimitest, mis olid olemas sel ajal, on nüüd kadunud. Ja 5%, mis on alles, on juhuslikult valitud. Me ei saa valida, kus otsida. Me saame otsida ainult seal, kus kivimid on juhuslikult säilinud. Aga oletame, et meil vedas. Oletame, et me leidsime kivimid õigest ajaperioodist. Kuidas me teaksime, et seal on midagi ebatavalist?
Siin tuleb sisse geoloogiline analüüs ja see on üllatavalt keeruline. Geoloogid ei vaata lihtsalt kivimeid. Nad mõõdavad, nad võtavad proove ja viivad need laborisse. Nad kasutavad massispektromeetriat, et määrata isotoopide suhteid. Nad kasutavad röntgenvifraktsiooni, et identifitseerida mineraale. Nad kasutavad kromatograafiat, et eraldada orgaanilisi molekule. Ja nad otsivad mustreid. Näiteks, kui te analüüsite sette kivimit, mis moodustus ookeani põhjas, te saate mõõta, kui palju hapnikku oli vees sel ajal. Kuidas? Läbi hapniku isotoopide suhte kaltsiumkarbonaadis. Mineraalis, mis moodustub, kui mereloomad ehitavad oma karbid. Hapnikul on 3 stabiilset isotoopi. Hapnik 16, hapnik 17, hapnik 18. Hapnik 16 on kõige levinum. Aga hapniku 18 suhe hapniku 16 sõltub temperatuurist. Soojem vesi tähendab rohkem hapniku 18 karbonaadis. Külmem vesi tähendab vähem. Nii et kui geoloog mõõdab hapniku isotoope fossiilses karbonaadis, ta saab rekonstrueerida ookeani temperatuuri miljoneid aastaid tagasi. Ja kui ta teeb seda paljudes proovides, erinevatest kohtadest, erinevatest sügavustest, ta saab luua temperatuuri profiili läbi aja. Ja siin on, kus asjad muutuvad huvitavaks. Sest kui te vaatate hapniku isotoopide andmeid viimasest 65 miljonist aastast, te näete mustreid. Te näete jääaegu ja soojemaid perioode. Te näete aeglaseid trende ja järske muutusi. Ja üks kõige järsemaid muutusi on täpselt 56 miljonit aastat tagasi. PETM. Aga PETM ei ole ainuke anomaalia. On ka teisi. Näiteks, eotseen-oligotseen piir 34 miljonit aastat tagasi, kui temperatuurid järsult langesid ja Antarktika jääkilp hakkas moodustuma. Või midle-miotseen climatic optimum 15 miljonit aastat tagasi, kui temperatuurid olid 4–6 kraadi soojemad kui täna. Igaüks neist sündmustest on jäädustatud geoloogilises rekordis, kui muutus isotoopides, mineraalides, fossiilides. Aga mitte üks neist ei ole täielikult mõistetud. Me teame, et need juhtusid. Me ei tea alati miks. Nüüd tuleb kõige raskem küsimus. Kuidas eristada looduslikku sündmust kunstlikust? Frank ja Schmidt pakkusid välja mitu kriteeriumi. Esimene. Kiirus. Looduslikud protsessid on tavaliselt aeglased. Vulkaanid pursuvad tuhandeid aastaid. Ookeanide tsirkulatsioon muutub 10 000 aastate jooksul. Isegi asteroidi löök, mis on geoloogiliselt hetkelise, põhjustab mõjusid, mis kestavad sajandeid. Aga tsivilisatsioon võib muuta atmosfääri sajandite jooksul. Me oleme seda teinud. 200 aastat tagasi oli CO2 kontsentratsioon atmosfääris 280 ppm, osa miljonist. Täna on see 420 ppm. See on 50% tõus 2 sajandi jooksul. Geoloogiliselt on 2 sajandit silmapilk. Kui tuleviku geoloog mõõdab süsiniku isotoope meie ajastus ettekivimites, ta näeb järsku hüpet. Ja kui ta suudab dateerida seda hüpet piisavalt täpselt, mis on raske, aga võimalik, ta näeb, et see juhtus vähem kui 1000 aasta jooksul. See on ebatavaline. Enamik looduslikke CO2 muutusi on aeglasemad. PETM, mis on üks kiireimaid teadaolevaid looduslikke soojenemisi, võttis vähemalt 5–10 000 aastat. Meie oleme seda teinud 2 sajandiga. Teine kriteerium, suund. Looduslikud protsessid on tavaliselt tsüklilised. Milankovitchi tsüklid. Muutused maa orbiidis ja kallakus põhjustavad jääaegu iga 100 000 aastat. Päikese aktiivsus varieerub 11 aasta tsüklites. Isegi vulkaaniline aktiivsus on mingil määral tsükliline, aga tsivilisatsioon põhjustab ühekordse muutuse. Me ei põleta fossiilseid kütuseid tsükliliselt. Me teeme seda pidevalt, kumulatiivselt, kuni need otsa saavad või kuni me lakkame.
ja siis muutus peatub. See ei ole tsükkel, see on impulss. 3. kriteerium, kombinatsioon. Looduslikud sündmused tavaliselt mõjutavad 1 või 2 parameetrit. Vulkaanid vabastavad CO2 ja vääveldioksiidi. Asteroidilöök põhjustab massilise väljasuremise ja temperatuuri muutuse. Aga tsivilisatsioon mõjutab kõike korraga. Me muudame atmosfääri koostist. Me muudame ookeanide keemiat. Me põhjustame massilise väljasuremise. Me kontsentreerime haruldasi metalle. Me loome uusi molekule, mida looduses ei eksisteeri. Me muudame isegi planeedi albeedot, kui palju päikesevalgust maa peegeldab läbi maakasutuse muutuste. Kui tuleviku geoloog leiab kihi, kus on korraga süsiniku isotoopide anomaalia, hapniku isotoopide anomaalia, haruldaste maade kontsentratsioon, ebatavalised orgaanilised molekulid, massiline väljasuremise sündmus ja muutused setete koostises, ta peaks küsima, mis võis põhjustada kõike seda korraga. Aga siin on probleem. Me ei ole kunagi näinud sellist kihti. Välja arvatud meie oma, mis on praegu moodustumas. Nii et meil ei ole võrdlusmaterjali. Me ei tea, milline näeb välja tsivilisatsiooni geoloogiline allkiri, sest me ei ole kunagi leidnud ühtegi. Või oleme? Siin tuleb sisse üks kõige intrigeerivamaid geoloogilisi müsteeriume. Oklo looduslik tuumareaktor. 2 miljardit aastat tagasi Gabonis, Aafrikas toimus midagi uskumatut. Maa aluses uraanimaagi sees algas tuumajagunemisne reaktsioon. Loomulikult, ilma inimese sekkumiseta. Ja see reaktsioon jätkus 100 000 aastaid. Kuidas see võimalik oli? Tingimused pidid olema täiuslikud. Uraani kontsentratsioon pidi olema piisavalt kõrge. Vesi pidi olema olemas, et aeglustada neutroneid. Ja kõige olulisem, uraan 235, jagunev isotoop, pidi olema piisavalt levinud. Täna on uraan 235 ainult 0,7% looduslikust uraanist. Aga 2 miljardit aastat tagasi, sest uraan 235 poolestub kiiremini kui uraan 238, see oli umbes 3%. Piisavalt, et loomulik reaktsioon võiks toimuda. Ja me teame, et see toimus, sest kui Prantsuse teadlased analüüsisid Oklo uraanimaaki 1972 aastal, nad leidsid midagi veidrat. Uraani isotoopide suhe oli vale. Oli liiga vähe uraani 235. Keegi või midagi oli seda juba kasutanud. Esimene reaktsioon oli paanika. Kas keegi oli varastanud uraani tuumarelvade jaoks? Aga siis nad mõistsid. Isotoopide suhe vastas täpselt sellele, mida ootaksid looduslikust jagunemisne reaktsioonist. Ja geoloogiline analüüs kinnitas. See toimus 2 miljardit aastat tagasi. Oklo on ainus teadolev loomulik tuumareaktor maal. Ja see on täiuslik näide sellest, kui raske on eristada looduslikku protsessi kunstlikust. Kui me ei teaks geoloogiat, kui me ei mõõdaks isotoope nii täpselt, me võiksime arvata, et Oklo oli kunstlik. Keegi ehitas selle, keegi kasutas seda, aga see oli loomulik, täiesti loomulik. Ja see näitab, loodus võib teha asju, mis näevad välja kunstlikud. Nii et kuidas me saame kunagi olla kindlad? Kuidas me saame eristada tõeliselt kunstlikku looduslikust, mis lihtsalt näeb välja kunstlik? Vastus on, me peame otsima asju, mida loodus ei saa teha. Ja siin tulevad mängu sünteetilised molekulid. Mõelge plastikule. Polüetüleen on lihtne molekul. Pikk kahel süsinikke, igaüks seotud 2 vesinikuga. Aga see ahel on täiuslikult korrapärane. Iga süsinik on seotud täpselt samal viisil. Looduses orgaanilised molekulid on tavaliselt ebaregulaarsed. Nad sisaldavad haruusid, tsükleid, funktsionaalseid gruppe. Nad on keerulised. Plast on lihtne, liiga lihtne. Ja see lihtsus on allkiri.
See ütleb, keegi tegi seda sihilikult. Keegi kontrollis reaktsiooni nii täpselt, et iga molekul on identne. Või mõelge kloorofluorosüsiinikele, CFC-dele. Need molekulid sisaldavad süsinikku, kloori ja fluori kombinatsioonis, mida looduses praktiliselt ei eksisteeri. Miks? Sest kloor ja fluor on mõlemad väga reaktiivsed. Looduses nad reageerivad kiiresti teiste elementidega. Nad ei jää koos süsinikuga stabiilses molekulis. Aga inimesed said aru, et kui nad sunnivad kloori ja fluori reageerima süsinikuga kõrge rõhu ja temperatuuri juures, nad saavad luua molekuli, mis on uskumatult stabiilne. Nii stabiilne, et see ei lagune atmosfääris. Nii stabiilne, et see tõuseb stratosfääri ja hävitab osooni. CFCD on ühemõtteliselt kunstlikud. Kui me leiaksime CFC-sid geoloogilises rekordis või eksoplaneet atmosfääris, see oleks peaaegu kindel tõend tsivilisatsioonist. Aga siin on probleem. CFC-d lagunevad. Mitte atmosfääris, aga geoloogilises ajas. Kui CFC molekul satub settesse ja muutub kivimiks, surve ja kuumus lõhuvad seda. Süsinik-kloori-fluori sidemed katkevad. Molekul muutub millekski muuks. Frank ja Schmidt hinnangul CFCD võiksid säilida sette kivimites mõned miljonid aastad. Aga 10 miljonit aastat, 50 miljonit aastat, 100 miljonit aastat? Tõenäoliselt mitte. Molekul oleks metamorfiseerunud millekski, mis ei näe enam välja kunstlik. Nii et isegi kõige selgemad tehnosignatuurid kaovad lõpuks. Aeg kustutab kõik. Aga mis oleks, kui me ei otsi molekule? Mis oleks, kui me otsime struktuure? Siin tuleb mängu üks kõige fascineerivamaid geoloogilisi avastusi. Gaboon megastruktuurid. 2 miljardit aastat tagasi, samal ajal kui Oklo tuumareaktor töötas, Gaboonis eksisteerisid imelikud geoloogilised struktuurid. Need on massiivsed, korrapärased moodustised settekivimites. Mõned neist on üle 2 kilomeetri pikad. Nad on liiga korrapärased, et olla juhuslikud. Nad näevad välja nagu midagi ehitatud. Aga geoloogid on uurinud neid põhjalikult. Ja järeldus on, need on looduslikud. Need moodustusid kui varajased fotosünteetilised bakterid, syanobakterid, ehitasid massiivseid biofilme. Need biofilmid mõjutasid, kuidas mineraalid ladestusid. Ja aja jooksul need muutusid kivimiks, säilitades struktuuri. Gaboon megastruktuurid on tõend, et elu, isegi lihtne, ühekrakuline elu, võib luua struktuure, mis näevad välja kunstlikud. Ja kui bakterid saavad seda teha, mis veel võib? Mõelge korallriffidele. Need on massiivsed struktuurid ehitatud elusorganismide poolt. Mõned rifid on 100 kilomeetreid pikad. Suur vallriff Austraalias on üle 2300 kilomeetri pikk. Ja see on täiesti loomulik. Aga kui te oleksite geoloog, kes uurib maakivimeid 100 miljonit aastat tulevikus ja te leiaksite fossiliseerunud korallriff, kas te tunneksite seda ära? Või arvaksite te, et see on lihtsalt ebatavaline geoloogiline moodustis? Probleem on, me tunneme ära struktuure, mida me teame. Me teame, et korallid ehitavad riffe. Me teame, et syanobakterid ehitavad biofilme. Aga kui me leiame struktuuri, mida me ei tunne, me eeldame, et see on loomulik. Sest mis veel see võiks olla? See toob meid tagasi fundamentaalse probleemi juurde. Me ei tea, mida me otsime. Kui me otsime kadunud tsivilisatsiooni, me kujutleme ette asju, mis sarnanevad meie tsivilisatsioonile. Linnad, teed, masinad. Aga mis oleks, kui varasem tsivilisatsioon oli täiesti erinev? Mis oleks, kui nad ei ehitanud linnu, vaid elasid hajutatult? Mis oleks, kui nad ei kasutanud metalle, vaid biomaterjale? Mis oleks, kui nende tehnoloogia põhines mitte mehaanikal, vaid biokeemial? Me otsime seda, mida me tunneme, aga universumis võib olla lõputult palju viise olla intelligentne. Lõputult palju viise ehitada tsivilisatsiooni.
ja enamik neist võivad olla täiesti võõrad meile. Mõelge sellele. Meie tsivilisatsioon põhineb fossiilsetel kütustel. Me kaevandame sütt, naftat, gaasi, orgaanilist materjali, mis on olnud maa all miljoneid aastaid, ja me põletame seda. See on meie energiaallikas. Aga mis oleks, kui planeedil ei ole fossiilseid kütuseid? Mis oleks, kui seal ei olnud kunagi suuri metsi, mis muutusid kivisüsiks? Mis oleks, kui seal ei olnud kunagi planktonit, mis muutus naftaks? Kas seal võiks areneda industriaalne tsivilisatsioon? Võib-olla, aga see oleks erinev. Võib-olla nad kasutaksid geotermaalset energiat või tuuleenergiat või midagi, mida me ei oska ette kujutada. Ja nende geoloogiline allkiri oleks erinev meie omast. Nii et kui me otsime tsivilisatsiooni, mis näeb välja nagu meie, me võime vahele jätta tsivilisatsiooni, mis on täiesti erinev. Aga oletame, et me leiame midagi. Oletame, et geoloog tulevikus või meie ise, kui me hakkame otsima õigetes kohtades, leiab kihi, mis sisaldab kõiki õigeid signaale. Süsiniku isotoopide anomaalia, haruldaste maade kontsentratsioon, ebatavalised orgaanilised molekulid, massiline väljasuremise sündmus, kõik koos. Mis siis? Kuidas me tõestame, et see oli tsivilisatsioon? Vastus on, me ei saa. Mitte lõplikult. Teadus ei tööta absoluutsete tõestuste kaudu. Teadus töötab tõenäosuste kaudu. Me saame öelda, see on kooskõlas tsivilisatsiooniga. See on raske seletada looduslike protsessidega. Aga me ei saa kunagi öelda, see oli kindlasti tsivilisatsioon. Ja see on okei, sest teadus ei nõua kindlust. Teadus nõuab ausust. Ja ausus on tunnistada, et on asju, mida me ei tea. On küsimusi, millele meil ei ole vastuseid. On müsteeriume, mis võivad jääda igavesti lahendamata. Aga see ei tähenda, et me ei peaks küsima. See ei tähenda, et me ei peaks otsima. Sest iga kord, kui me küsime küsimust, mida keegi varem ei ole küsinud, me avame ukse uutele avastustele. Ja mõnikord need avastused muudavad kõike. Frank ja Schmidt ei avastanud kadunud tsivilisatsiooni, aga nad avasid ukse uuele teadusharule. Nad näitasid, et on võimalik, isegi kui see on ebatõenäoline, et me ei ole esimesed. Ja see võimalus, see väike võimalus muudab, kuidas me vaatame oma planeeti, kuidas me vaatame oma ajalugu, kuidas me vaatame iseennast. Sest kui me ei ole esimesed, siis me ei ole ka viimased. Ja kui me ei ole viimased, siis kõik, mida me teeme praegu, kõik, kuidas me kohtleme seda planeeti, see ei ole lihtsalt meie probleem. See on sõnum tulevikule. Sõnum neile, kes tulevad pärast meid. Ja küsimus on, milline sõnum me tahame jätta. Aga nüüd liigume veel sügavamale, sest kui me tõsiselt tahame mõista, kas keegi oli siin enne meid, me peame vaatama mitte ainult alla, geoloogilisse rekordisse, vaid ka üles, kosmosesse. Sest maa ei ole isoleeritud saar. Maa on osa süsteemist. Ja see süsteem jätab oma jäljed. Mõelge hetkeks, mis juhtub, kui suur asteroid tabab planeeti. Energia on tohutu, võrdne miljonite tuumapommidega. Löögipunkt aurustub hetkega. Šokilaine levib läbi kivimi, purustades kõike oma teel. Aga see ei ole kõik. Osa materjalist, nii asteroidist või ka maast, paiskub üles. Mitte lihtsalt atmosfääri, vaid kosmosesse. Teadlased on arvutanud. Chicxulub asteroid, mis tappis dinosaurused 66 miljonit aastat tagasi, paiskas üles umbes 1 triljon tonni materjali. Osa sellest materjalist jõudis põgenemiskiiruseni. See lahkus maa gravitatsiooniväljast. Ja osa sellest materjalist, väikesed kivimid, mis sisaldasid fossiilseid baktereid, võib-olla isegi keerulisemate organismide jälgi, lendas kosmosesse. Kus need kivimid on nüüd? Mõned neist kukkusid tagasi maale. Mõned tabasid kuud.
Ja sea nad on siiani, sest kuul ei ole atmosfääri, mis neid hävitaks. Ei ole erosiooni, mis neid kulutaks. Mõned jõudsid Marsini. Mõned lendavad siiani päikesesüsteemis, oodates, et keegi neid leiab. Ja siin on mõte. Kui Maa on saatnud oma materjali kosmosesse, siis Kuu, mis ei ole geoloogiliselt aktiivne, mis ei taaskasuta oma pinda, on täiuslik arhiiv. Kuu pind on kaetud miljardite aastate jooksul kogunenud materjaliga, sealhulgas materjaliga Maalt. Kujutage ette, te olete astronaut Kuu pinnal. Te kõnnite läbi halli, tolmuse kraatri ja te märkate kivikest. Väikest, ebatavalist kivikest, mis ei sobi Kuu geoloogiaga. Te võtate selle, te viite tagasi laborisse ja analüüs näitab, see kivim on Maalt. Ja see sisaldab fossiilseid baktereid, mis on 2 miljardit aastat vanad. See ei ole ulme. See on tõsine teaduslik ettepanek. Ian Crawford, Londoni ülikooli planeediteadlane, avaldas 2016 aastal artikli, kus ta argumenteeris. Kuu võib olla parem arhiiv Maa varajase elu kohta kui Maa ise, sest Maal on geoloogilised protsessid hävitanud enamiku varaseid kivimeid, aga Kuul need kivimid, paisatud sinna asteroidide löökide poolt, on säilinud. Ja kui Kuu säilitab jälgi Maa varasest elust, kas see võiks säilitada ka jälgi Maa varasest intelligentsusest? Mõelge sellele, kui tsivilisatsioon eksisteeris 100 miljonit aastat tagasi ja kui sel ajal tabas Maad suur asteroid, mis on täiesti võimalik, sest suured löögid juhtuvad umbes iga 100 miljonit aastat, siis osa Maa pinnast, sealhulgas võib-olla osa tsivilisatsiooni jälgedest, paisati kosmosesse ja osa sellest materjalist maandus Kuul. Seal Kuu regolitis, tolmukihis, mis katab pinda, võiksid olla mikroskoopilised fragmendid, plastikumolekulid, metallide sulamid, mis ei ole looduslikud, isegi mikroskoopilised tükid betooni või keraamilistest materjalidest. Need ei oleks äratuntavad objektid. Need ei oleks masinad või ehitised. Need oleksid lihtsalt veidrad osakesed. Osakesed, mis ei sobi Kuu ega Maa looduslike materjalidega. Ja kui keegi, me või keegi teine, hakkaks süstemaatiliselt analüüsima Kuu regolitti, otsides ebatavalisi keemilisi allkirju, nad võiksid leida midagi üllatavat. Aga keegi ei otsi, veel mitte, sest see tundub liiga spekulatiivne, liiga ebatõenäoline. Aga Frank ja Schmidt küsivad, kui me ei otsi, kuidas me saame kunagi teada? Nüüd liigume veel kaugemale, mitte ainult Kuule, vaid teistele planeetidele. Sest kui me tahame mõista, kui tavaline või ebatavaline on tsivilisatsioon universumis, me peame vaatama mitte ainult Maad, vaid kõiki planeete, kus elu võiks eksisteerida. Ja siin tuleb mängu James Webb kosmoseteleskoop. See instrument, mis käivitati 2021 aastal, on revolutsiooniliselt muutnud, kuidas me uurime eksoplaneetide atmosfääre. Kuidas see töötab? Kui eksoplaneet möödub oma tähest, sündmus, mida nimetatakse transiidiks, väike osa tähe valgusest läbib planeedi atmosfääri. Ja erinevad molekulid atmosfääris neelevad erinevaid valguse lainepikkusi. Hapnik neelab teatud lainepikkusi, veeaur neelab teisi, metaan neelab kolmandaid. James Webb suudab mõõta neid neeldumisi uskumatult täpselt. Ja selles spektris teadlased saavad rekonstrueerida, mis molekulid on atmosfääris ja kui palju. 2023 aastal James Webb analüüsis planeeti nimega K2-18b. See on eksoplaneet, mis asub 120 valgusaastat Maast. See on umbes 8 korda massiivsem kui Maa. Ja see asub eluohtlikus tsoonis, piirkonnas, kus vedelik vesi võiks eksisteerida. Ja James Webb leidis midagi üllatavat. Dimetüülsulfiid, TMS. See on molekul, mis Maal toodetakse peaaegu ainult elusorganismide poolt. Täpsemalt
Fütoplankton ookeanides toodab TMS-i ja see on üks põhjuseid, miks merel on see iseloomulik lõhn. Kas see tähendab, et K218Bl on elu? Mitte tingimata. TMS võib teoreetiliselt tekkida ka mõnest geoloogilisest protsessist, mida me ei tunne. Aga see on intrigeeriv. See on täpselt selline anomaalia, mida biosignatuuri otsijad otsivad. Aga siin on küsimus, mis oleks tehnosignatuur? Kui me leiaksime planeedi, kus on mitte ainult elu, vaid tsivilisatsioon, kuidas see näeks välja spektris? Adam Frank ja tema kolleegid on välja töötanud mudeleid. Nad on simuleerinud, kuidas tsivilisatsiooni atmosfäär võiks erineda looduslikust atmosfäärist. Esimene ja ilmselgeim signatuur kloorofluorosüsinikud, CFC-d. Nagu me juba arutasime, need molekulid on peaaegu kindlalt kunstlikud ja nad neelavad väga spetsiifilisi infrapunalainepikkusi. Kui James Webb või tulevased teleskoobi tuvastaks CFC-sid eksoplaneet atmosfääris, see oleks tohutu avastus. Aga probleem on tundlikkus. CFC-d on võimsad kasvuhoonegaasid, aga neid ei pea olema atmosfääris palju, et need mõjutaksid kliimat. Ja kui neid ei ole palju, neid on raske tuvastada spektroskoopia abil, eriti kui planeet on sadu valgusaastaid eemal. Frank arvutas, et tuvastada CFC-sid eksoplaneet atmosfääris praeguste teleskoopidega, tsivilisatsioon peaks tootma neid umbes 10 korda rohkem, kui me kunagi tegime. See on võimalik, võib-olla mõni tsivilisatsioon kasutab CFC-sid palju laiemalt kui meie, aga see ei ole garanteeritud. Teine võimalik signatuur, lämmastikdioksiid, NO2. See on saastegaas, mis tekib, kui põletatakse fossiilseid kütuseid kõrgel temperatuuril. Autod, elektrijaamad, tehased, kõik need toodavad NO2. Ja maal on NO2 kontsentratsioon atmosfääris tõusnud industriaalse revolutsiooni algusest. Aga NO2 võib olla ka loomulik. Välgud toodavad NO2, vulkaanid toodavad seda. Nii et kui me leiaksime NO2D eksoplaneet atmosfääris, see ei oleks ühemõtteline tõend tsivilisatsioonist. Aga kui me näeksime NO2 kontsentratsiooni, mis on palju kõrgem, kui vulkaanid või välgud võiksid toota, see oleks kahtlane. Kolmas võimalik signatuur, kunstlik valgustus. Jah, te kuulsite õigesti, linnade valgused. Mõelge sellele, kui te vaatate maad kosmosest öösel, te näete valgust. Miljonid tuled linnades, teedel, sadamates. See valgus ei ole lihtsalt nähtav meile, see on nähtav ka kosmosest. Ja kui tsivilisatsioon on piisavalt suur, piisavalt valgustatud, see valgus võiks olla tuvastatav. Aga kuidas? Kui planeet pöörleb, erinevad osad planeedi pinnast tulevad nähtavale ja kaovad. Kui üks pool planeeti on kaetud linnadega, mis kiirgavad kunstlikku valgust, siis kui see pool pöörleb nähtavale, planeedi heledus suureneb veidi. Mitte palju, võib-olla 1 osa miljardist, aga teoreetiliselt tuvastatav. Frank ja tema kolleegid arvutasid, et tuvastada maa sarnase tsivilisatsiooni kunstlikku valgustust, me vajaksime teleskoopi, mis on umbes 100 korda tundlikum kui James Webb. See on võimalik tulevikus, aga mitte praegu. Aga siin on kõige intrigeerivam mõte. Mis siis, kui me otsime vales ajas? Mõelge sellele. Kui tsivilisatsioon kestab keskmiselt 10 000 aastat, mis on meie tsivilisatsiooni pikkus siiani, ja kui planeet on miljardeid aastaid vana, siis tõenäosus, et me vaatleme seda planeeti täpselt sel ajal, kui seal on tsivilisatsioon, on uskumatult väike. See on nagu üritada pildistada välku. Välk kestab murdosa sekundist. Kui te pildistada juhuslikul hetkel, te peaaegu kindlasti vahele jätate selle. Aga kui te pildistada pidevalt, pikka aega, te lõpuks püüate selle. Sama kehtib tsivilisatsioonide kohta. Kui me vaatleme eksoplaneet ainult mõned tunnid või päevad, mis on kõik, mida meie teleskoopide aeg lubab, me võime vahele jätta tsivilisatsiooni, mis eksisteeris 1000 aastat tagasi või mis eksisteerib 1000 aastat tulevikus.
Aga on ka teine võimalus. Mis siis, kui me otsime mitte praeguseid tsivilisatsioone, vaid kadunud tsivilisatsioone? Siin tuleb mängu üks kõige fascineerivamaid ideid. Fossiilsed tehnosignatuurid. Mitte signatuurid, mis on praegu atmosfääris, vaid signatuurid, mis on jäädustatud planeedi geoloogias. Kujutage ette, eksoplaneet, kus oli kunagi tsivilisatsioon. See tsivilisatsioon põletas fossiilseid kütuseid, tootis kasvuhoonegaase, muutis atmosfääri ja siis see kollapseerus. Võib-olla kliimakatastroofi tõttu, võib-olla sõja tõttu, võib-olla lihtsalt ressursside ammendumise tõttu. Aga muutused, mida see tsivilisatsioon tegi, ei kao kohe. CO2, mis nad vabastavad, jääb atmosfääri sajandite või aastatuhandete jooksul. Ja sel ajal see mõjutab planeedi kliimat. See põhjustab soojenemist. See muudab ookeanide keemiat. See jääb jäädustatud geoloogilises rekordis. Ja kui me vaatleme seda planeeti 1 000 000 aastat hiljem, me ei näe tsivilisatsiooni. Aga me võime näha selle tagajärgi. Me võime näha atmosfääris ebatavalisi isotoopide suhteid. Me võime näha geoloogilises rekordis kihti, mis näitab järsku kliimamuutust. Aga kuidas me saaksime vaadelda eksoplaneet geoloogiat? Me ei saa, veel mitte. Kõik, mida me saame teha, on vaadelda atmosfääri. Aga tulevikus võib olla. Mõned teadlased on pakkunud välja, kui me suudaksime saata sondi eksoplaneedile, mis on praegu võimatu, aga võib-olla võimalik sajandite pärast, me võiksime analüüsida selle pinda. Me võiksime otsida geoloogilisi anomaaliaid. Me võiksime otsida fossiilseid tehnosignatuure. Aga see on kaugel tulevikus. Praegu me saame ainult vaadata ja küsida. Aga tuleme tagasi maa juurde, sest on veel üks koht, kus me võiksime otsida jälgi varasemast tsivilisatsioonist. Sügaval maa all. Mõelge sellele. Enamik geoloogilistest uuringutest keskendub pinnale või pinnale lähedasele. Me puurime mõned kilomeetrid sügavusele, et otsida naftat või gaasi. Me uurime kivimeid, mis on eksponeeritud erosiooni poolt. Aga sügavamal 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit, 15 kilomeetrit. Seal on kivimid, mida me peaaegu kunagi ei näe. Ja need kivimid on vanemad. Palju vanemad. Sest geoloogiline kihistus toimub nii. Uuemad kihid ladestuvad vanemate peale. Nii et mida sügavamale te lähete, seda vanemad kivimid on. Aga sügavamal on ka surve ja kuumus suuremad. Ja see tähendab metamorfismi. Kivimid muutuvad. Nende mineraalne koostis muutub, nende struktuur muutub. Ja kõik orgaaniline materjal, kõik fossiilid, kõik keemilised allkirjad võib olla hävitatud. Nii et isegi kui seal, sügaval, on kivimid, mis sisaldavad jälgi varasemast tsivilisatsioonist, need jäljed võivad olla nii muudetud, et me ei tunneks neid ära. Aga on üks koht, kus kivimid on vanad, aga mitte metamorfiseerunud. Krattonid. Need on vanade mandrite stabiilsed südamikud, mis ei ole liikunud miljardeid aastaid. Seal geoloogiline aktiivsus on minimaalne. Surve ja kuumus on madalamad ja kivimid on säilinud peaaegu muutumatul kujul. Pilbara kratton Austraalias sisaldab kivimeid, mis on üle 3,5 miljardi aasta vanad. Kaap-Vaalkratton Lõuna-Aafrikas sisaldab kivimeid, mis on üle 3 miljardi aasta vanad. Ja need kivimid sisaldavad fossiilseid baktereid, stromatoliite, mis on ühed vanimad elujäljed maal. Aga kas need krattonid võiksid sisaldada ka jälgi intelligentsusest? Kui tsivilisatsioon eksisteeris 1 miljard aastat tagasi, mis on täiesti spekulatiivne, aga mitte võimatu, kas selle jäljed võiksid olla säilinud krattonites? Frank ja Schmidt ütlevad, võib olla. Aga me peaksime otsima. Ja me ei ole veel otsinud. Nüüd tuleb kõige raskem küsimus. Miks me ei otsi? Vastus on lihtne. Sest see tundub absurdne. Sest enamik teadlasi usub,
põhjendatult, et tõenäosus varasema tsivilisatsiooni eksisteerimiseks on uskumatult väike. Ja teadus töötab piiratud ressurssidega. Iga uurimisprojekt vajab raha, aega, inimesi. Ja kui te peate valima, kas uurida midagi, mis on tõenäoline, või midagi, mis on uskumatult ebatõenäoline, te valige tõenäoline. Aga Frank ja Schmidt argumenteerivad. Isegi kui tõenäosus on väike, tagajärjed oleksid tohutud. Kui me leiaksime tõendeid varasemast tsivilisatsioonist, see muudaks kõike. See muudaks meie arusaama ajaloost. See muudaks meie arusaama intelligentsusest. See muudaks meie arusaama oma kohast universumis. Ja lisaks, otsimise protsess ise õpetab meile midagi. Isegi kui me ei leia varasema tsivilisatsiooni jälgi, me õpime, kuidas otsida tehnosignatuure. Me õpime, kuidas eristada looduslikku kunstlikust. Me õpime, kuidas lugeda geoloogilist rekordis uutel viisidel. Ja see teadmine on väärtuslik. Sest me kasutame seda, et otsida elu ja intelligentsust teistel planeetidel. Me kasutame seda, et mõista, kui tavaline või ebatavaline on tsivilisatsioon universumis. Aga on ka teine põhjus, miks see oluline on. Ja see põhjus on eksistentsiaalne. Mõelge sellele, kui tsivilisatsioon võib eksisteerida 10 000 aastat ja siis kaduda, jätmata peaaegu mingeid jälgi, mis see meile ütleb? See ütleb, et tsivilisatsioonid on haprad. See ütleb, et intelligentsus, isegi kui see suudab ehitada linnu, luua tehnoloogiat, muuta planeeti, ei ole garantii püsimisele. See ütleb, et me võime kaduda. Ja kui me kadume, universumis ei jää peaaegu midagi, mis tunnistaks, et me kunagi olime siin. See on häiriv mõte, aga see on ka vabastav mõte, sest see ütleb, kõik, mis meil on praegu. See planeet, see hetk, see tsivilisatsioon, mida me praegu ehitame. Ja küsimus on, mida me teeme sellega? Kas me jätkame fossiilsete kütuste põletamist, teades, et see muudab kliimat viisil, mis võib teha planeedi elamiskõlbmatuks? Kas me jätkame liikide hävitamist, teades, et me põhjustame 6. massilist väljasuremist? Kas me jätkame ressursside ammendamist, teades, et need ei ole lõputud? Või kas me teeme midagi muud? Kas me õpime elama viisil, mis on jätkusuutlik? Kas me õpime hoidma planeeti, mis on meile kodu? Kas me õpime mõtlema mitte ainult oma eludele, vaid ka tulevikule? Tulevikule, mis võib kesta miljoneid aastaid, kui me teeme õigeid valikuid. Siin on, kus Siluuri hüpotees muutub millekski enamat kui lihtsalt teaduslikuks spekulatsiooniks. See muutub peegelduseks. Peegelduseks, mis näitab meile, kes me oleme ja kes me võiksime olla. Kui me vaatame geoloogilist rekordis ja me näeme, et peaaegu kõik, mis kunagi eksisteeris, on kadunud, liigid, ökosüsteemid, isegi terved geoloogilised perioodid, me mõistame, mitte miski ei ole püsiv, kõik muutub, kõik kaob lõpuks. Aga see ei tähenda, et meil ei ole tähtsust. See ei tähenda, et meie teod ei oma tähtsust. Sest isegi kui me kadume, me jätame jälje. Väikese õhukese jälje geoloogilises rekordis. Ja see jälg räägib lugu. Lugu selle kohta, kes me olime. Mida me väärtustasime. Kuidas me kohtlesime oma planeeti. Ja kui keegi, kas inimene või keegi teine, leiab selle jälje miljoneid aastaid tulevikus, nad loevad seda lugu. Ja nad küsivad, mis juhtus? Miks nad kadusid? Kas nad hävitasid ennast? Või kas nad õppisid elama jätkusuutlikult ja muutusid millekski muuks? Millekski, mis ei jäta enam sellist jälge. Me ei tea, milline lugu meie jälg räägib, sest me kirjutame seda lugu praegu, iga päev, iga valikuga. Aga tuleme tagasi teaduse juurde, sest on veel üks aspekt Siluuri hüpoteesist, mida me ei ole arutanud. Aeg ise. Mõelge sellele.
Kui tsivilisatsioon võib eksisteerida 10 000 aastat ja siis kaduda ja kui planeet on 5 miljardit aastat vana, siis teoreetiliselt võis seal olla 500 000 tsivilisatsiooni. 500 000. Igaüks kestis 10 000 aastat. Igaüks tõusis ja kukkus. Igaüks jättis õhukese jälje, mis siis kustutati. See on muidugi absurdne. Tõenäosus, et 500 000 tsivilisatsiooni eksisteeris maal, on peaaegu 0. Aga see illustreerib punkti. Aeg on nii tohutu, et isegi uskumatult ebatõenäolised sündmused võivad juhtuda mitu korda. Ja see toob meid tagasi Fermi paradoksi juurde. Kui universumis on miljardeid galaktikaid, igaüks sisaldab miljardeid tähti, igaüks võib omada planeete, siis kus on kõik? Kus on tsivilisatsioonid? Üks vastus on, nad olid siin. Nad on seal, aga nad ei ole enam. Nad tõusid ja kukkusid ja me vaatame vales ajas. Teine vastus on, nad on seal, aga nad on nii erinevad meist, et me ei tunne neid ära. Me otsime raadiosignaale, aga võib-olla nad ei kasuta raadiot. Me otsime Dyson sfääre, massiivseid struktuure, mis ümbritsevad tähti, aga võib-olla nad ei ehita selliseid asju. Me otsime seda, mida me tunneme. Aga universumis võib olla lõputult palju viise olla intelligentne. Kolmas vastus on, nad on seal, aga nad ei taha meiega suhelda. Võib-olla nad vaatavad meid. Võib-olla nad ootavad, kuni me kasvame. Võib-olla nad on otsustanud, et sekkumine oleks kahjulik. Neljas vastus on, me oleme esimesed. Või vähemalt ühed esimestest. Universumis on 13,8 miljardit aastat vana. Esimesed tähed, mis võisid omada planeete, kus elu võiks areneda, moodustusid umbes 10 miljardit aastat tagasi. Nii et me oleme suhteliselt varajased. Võib-olla intelligentsus on haruldane. Võib-olla me oleme õnnelikud. Viies vastus on, tsivilisatsioonid hävitavad ennast. Alati. Või peaaegu alati. Nad jõuavad punkti, kus nende tehnoloogia on piisavalt võimas, et hävitada nende planeet, aga nende tarkus ei ole piisavalt arenenud, et seda vältida. Ja nad kaovad. Me ei tea, milline vastus on õige. Võib-olla kõik need vastused on osaliselt õiged. Võib-olla universumis on mitmeid erinevaid saatusi tsivilisatsioonidele. Aga siin on, mis me teame. Me oleme siin. Praegu. Ja meil on valik. Me võime jätkata teed, millel me oleme. Teed, mis viib kliimakriisi, ressursside ammendumise, võib-olla isegi meie oma kollapsini. Või me võime valida teise tee. Tee, mis on jätkusuutlik. Tee, mis austab planeeti. Tee, mis mõtleb tulevikule. Ja see valik ei ole ainult praktiline. See on ka filosoofiline. Sest see valik määrab, kes me oleme. Kas me oleme liik, kes võtab kõik, mida ta saab, kuni ei ole enam midagi võtta? Või oleme me liik, kes õpib elama tasakaalus? Siluuri hüpotees ei anna meile vastuseid, aga see annab meile küsimused. Ja mõnikord küsimused on olulisemad kui vastused, sest küsimused panevad meid mõtlema. Küsimused panevad meid vaatama ennast uuest perspektiivist. Küsimused muudavad meid. Ja võib-olla see ongi punkt. Mitte leida kadunud tsivilisatsiooni, vaid mõista, et me võime olla kadunud tsivilisatsioon, kui me ei tee midagi. Aga nüüd peame rääkima millestki, mis on olnud kogu selle loo varjus. Millestki, mida te tõenäoliselt mõtlete juba algusest peale. Ja ma tean täpselt, mida te mõtlete, sest ma mõtleksin sama. See kõik kõlab huvitavalt, aga kas see ei ole lihtsalt pseudoteadus? Kas see ei ole lihtsalt viis öelda, võib-olla olid tulnukad, ilma et öelda, võib-olla olid tulnukad? Ja teate mis? See on õiglane küsimus. Täiesti õiglane küsimus. Sest piir tõsise teaduse ja spekulatsiooni vahel võib olla hägune. Ja ajalugu on täis ideid, mis kõlasid teaduslikult, aga olid lõpuks lihtsalt fantaasia.
Nii et rääkigem ausalt. Rääkigem sellest, mis on teadus ja mis ei ole. Rääkigem sellest, miks Siluuri hüpotees ei ole sama asi kui iidsed astronaudid või kadunud Atlantis või ükskõik milline teine pseudoteaduslik teooria, mida te olete kuulnud. Alustame definitsioonist. Mis on pseudoteadus? Pseudoteadus on väide, mis näeb välja nagu teadus, aga ei järgi teaduslikku meetodit. See algab järeldusega. Tulnukad ehitasid püramiidid ja siis otsib tõendeid, mis toetavad seda järeldust, ignoreerides kõike, mis sellele vastu räägib. Teadus töötab vastupidi. Teadus algab küsimusega, siis kogub tõendeid, siis analüüsib neid tõendeid ja siis, ja see on kõige olulisem osa, teadus on valmis olema väär. Teadus ütleb, siin on minu hüpotees, siin on, kuidas seda testida, ja kui test näitab, et ma eksin, ma tunnistan, et ma eksin. Pseudoteadus ei tee seda kunagi. Pseudoteadus alati leiab viisi, kuidas seletada ära tõendeid, mis sellele vastu räägivad. Valitsus varjab tõde. Teadlased on osa vandenõust. Tõendeid on hävitatud. Nii et küsimus on, kas Siluuri hüpotees on teadus või pseudoteadus? Vaatame, kuidas Frank ja Schmidt oma artikli üles ehitasid. Nad ei alustanud väitega, oli varasem tsivilisatsioon. Nad alustasid küsimusega. Kui inimkond täna välja sureks, mis meist jääks alles 100 miljoni aasta pärast? See on testitav küsimus. Me saame arvutada, kui kiiresti erinevad materjalid lagunevad. Me saame modelleerida geoloogilisi protsesse. Me saame hinnata, millised keemilised allkirjad võiksid säilida. Ja nad tegid seda. Nad kasutasid geoloogia, keemia, füüsika teadmisi. Nad arvutasid poolestusaegu. Nad analüüsisid settekivimite moodustumist. Nad uurisid, kuidas isotoopide suhted muutuvad ajas. Ja nad jõudsid järeldusele. Peaaegu mitte midagi ei jääks alles. Mitte sellepärast, et nad tahtsid seda järeldust, vaid sellepärast, et tõendid viisid sinna. Siis nad küsisid järgmist küsimust. Kui meie tsivilisatsioon ei jätaks peaaegu mingeid jälgi, kuidas me saaksime kindlad olla, et keegi teine ei teinud seda enne meid? Ja vastus oli aus. Me ei saa. Mitte sellepärast, et oli varasem tsivilisatsioon, vaid sellepärast, et meil ei ole metoodikat selliste jälgede otsimiseks. See on teadus. Aus, range, valmis tunnistama teadmatust. Aga võrrelge seda iidsete astronautide teooriatega. Need teooriad ütlevad, vaadake püramiide, need on liiga täiuslikud. Iidsed inimesed ei saanud neid ehitada. Seega tulnukad ehitasid need. See on pseudoteadus. Miks? Sest see ignoreerib tohutut hulka tõendeid. Me teame, kuidas püramiidid ehitati. Meil on iidsed tekstid, mis kirjeldavad ehitusprotsessi. Meil on tööriistad, mida kasutati. Meil on isegi grafitid töölistelt, kes neid ehitasid. Me teame, et iidsed egiptlased olid uskumatult osavad insenerid, aga iidsete astronautide teooria ignoreerib kõike seda, sest see ei otsi tõde, see otsib kinnitust eelnevale veendumusele. Siluuri hüpotees ei tee seda. Frank ja Schmidt ei väida, et oli varasem tsivilisatsioon. Nad ütlevad, me ei tea ja me peaksime välja töötama viise, kuidas teada saada. See on tohutu erinevus. Aga on veel üks erinevus ja see on võib-olla kõige olulisem. Pseudoteadus ei tee ennustusi. See ei ütle, kui minu teooria on õige, siis me peaksime leidma X. Sest kui sa teed ennustuse ja see osutub valeks, sinu teooria on ümber lükatud. Teadus teeb ennustusi. Teadus ütleb, kui minu hüpotees on õige, siis me peaksime nägema Y. Lähme vaatame, kas me näeme Y. Ja Siluuri hüpotees teeb täpselt seda. Frank ja Schmidt ütlevad, kui oli varasem tsivilisatsioon, me peaksime leidma teatud geoloogilisi allkirju. Siin on, mida me peaksime otsima. Siin on, kuidas me peaksime otsima. Nad annavad konkreetsed kriteeriumid.
süsiniku isotoopide anomaaliad, mis on liiga järsud, et olla looduslikud. Haruldaste maade kontsentratsioonid, mis ei sobi geoloogiliste protsessidega. Ebatavalised orgaanilised molekulid, mis ei sobi ühegi teadaoleva organismiga. Kombinatsioon mitmest anomaaliast korraga. Ja siis nad ütlevad, lähme otsime. Ja kui me ei leia midagi, siis tõenäoliselt ei olnud varasem tsivilisatsioon. See on teadus. Aus, testitav, valmis olema väär. Aga siin on veel midagi, mida peate mõistma. Midagi, mis teeb Siluuri hüpoteesi mitte ainult teaduseks, vaid oluliseks teaduseks. See ei ole lihtsalt spekulatsioon mineviku kohta. See on metoodika tuleviku jaoks. Mõelge sellele. Me otsime elu teistel planeetidel. Me otsime biosignatuure, keemilisi märke elust. Aga kuidas me teame, mida otsida? Kuidas me teame, milline näeb välja elu, mis on täiesti erinev maaelust? Vastus on, me ei tea, veel mitte. Aga me õpime. Ja üks viis õppida on küsida. Kui maal oli elu või isegi tsivilisatsioon miljoneid aastaid tagasi, millised jäljed see jättis? Ja kuidas me saaksime neid jälgi eristada looduslikest protsessidest? See ei ole akadeemiline küsimus. See on praktiline küsimus. Sest kui me ei suuda eristada biosignatuuri geoloogilisest müra oma planeedil, kuidas me suudame seda teha eksoplaneedil, mida me vaatleme sadu valgusaastaid kauguselt? Ja siin tuleb mängu midagi üllatavat. Midagi, mis näitab, et Siluuri hüpotees ei ole lihtsalt mõttekatsetus, vaid on juba mõjutanud päris teadust. 2019 aastal, aasta pärast Frank ja Schmidt artikli avaldamist, NASA rahastas uurimisprojekti nimega Technosignatures Workshop. See oli kohtumine teadlaste vahel üle kogu maailma, kes uurivad, kuidas otsida tsivilisatsioone teistel planeetidel. Ja üks peamisi teemasid oli, kuidas eristada tehnosignatuuri biosignatuurist. Kuidas eristada tsivilisatsiooni looduslikust protsessist. Ja nad viitasid Siluuri hüpoteesile. Nad ütlesid, see on täpselt õige küsimus. Me peame mõistma, millised jäljed tsivilisatsioon jätab. Ja me peame mõistma, kui kaua need jäljed kestavad. Sellest tööst on tulnud konkreetseid uurimisprojekte. Näiteks, teadlased on hakanud modelleerima, kuidas industriaalne saaste mõjutaks eksoplaneet atmosfääri. Nad on hakanud arvutama, kui palju lämmastikdioksiidi või vääveldioksiidi peaks olema atmosfääris, et see oleks tuvastatav James Webb teleskoobiga. Nad on hakanud otsima fossiilseid tehnosignatuure, jälgi tsivilisatsioonidest, mis ei ole enam aktiivsed, aga mis on jätnud püsivaid muutusi planeedi keemias. See on päris teadus, päris uurimisprojektid, päris rahastus. Ja kõik see sai alguse küsimusest, mida Frank ja Schmidt küsisid. Kas me oleksime võimelised leidma iseennast geoloogilises rekordis? Aga tuleme tagasi skeptitsismi juurde, sest on veel üks asi, mida te tõenäoliselt mõtlete. Okei, see on huvitav teadus, aga kas te tõsiselt arvate, et oli dinosauruste tsivilisatsioon? Kas te tõsiselt arvate, et raptoorid ehitasid linnu? Ja vastus on ei, muidugi mitte. Ja Frank ja Schmidt ei arva seda ka. Siin on, mida nad tegelikult ütlevad. Tõenäosus, et oli varasem tsivilisatsioon maal, on uskumatult väike, aga see ei ole null. Ja kuna see ei ole null, me peaksime mõtlema sellele, kuidas me seda testiks. Miks on tõenäosus nii väike? Esiteks, intelligentsus on haruldane. Maal on olnud elu umbes 3,8 miljardit aastat ja selle aja jooksul on arenenud miljoneid liike. Aga ainult üks liik, meie, on arenenud tehnoloogilise intelligentsuseni. See näitab, et see on uskumatult ebatõenäoline. Teiseks, intelligentsus vajab teatud tingimusi. Vajab käsi või midagi sarnast, et manipuleerida objekte. Vajab sotsiaalset struktuuri, et edastada teadmisi. Vajab piisavalt pikka eluiga, et õppida keerulisi oskusi. Vajab keskkonda, mis soodustab tehnoloogia arengut. Dinosaurused, enamik neist,
ei vastanud neile kriteeriumidele. Nad olid edukad oma nišis, aga nad ei olnud teel tehnoloogilise intelligentsuse poole. Kolmandaks, me oleme otsinud fossiilseid dinosaurusi üle 150 aasta. Me oleme leidnud tuhandeid fossiilseid liike ja mitte üks neist ei näita märke tehnoloogilisest intelligentsusest. Mitte tööriistu, mitte struktuure, mitte midagi. Nii et ei, tõenäoliselt ei olnud dinosauruste tsivilisatsiooni. Aga, ja see on oluline aga, see ei tähenda, et küsimus on mõttetu, sest küsimus ei ole tegelikult dinosauruste kohta. Küsimus on metoodika kohta. Küsimus on, kui me ei suuda välistada varasema tsivilisatsiooni võimalust oma planeedil, kuidas me saame välistada seda teistel planeetidel? Ja vastus on, me peame olema ausad oma piirangute suhtes. Me peame tunnistama, et on asju, mida me ei tea. On küsimusi, millele meil ei ole vastuseid. Ja see ausus, see teaduslik ausus, on see, mis eristab tõelist teadust pseudoteadusest. Pseudoteadus väidab, et tal on kõik vastused. Tulnukad ehitasid püramiidid. Ma tean seda. Ära küsi, kuidas ma tean. Ma lihtsalt tean. Teadus ütleb, ma ei tea. Aga siin on, kuidas me võiksime teada saada. Lähme uurime. Ja nüüd tuleb kõige fascineerivam osa. Osa, mis näitab, et Siluuri hüpotees ei ole lihtsalt akadeemiline mõttekatsetus, vaid on juba hakanud muutma, kuidas me vaatame oma planeeti. 2022 aastal avaldas rahvusvaheline teadlaste meeskond uuringu, kus nad analüüsisid paleotseen-eotseen termilist maksimumi, PETM-i, uute meetoditega. Nagu me varem arutasime, PETM oli sündmus 56 miljonit aastat tagasi, kus globaalne temperatuur tõusis järsult 5–8 kraadi võrra. Ja süsiniku isotoopide suhe muutus viisil, mis on sarnane sellele, mida me näeme täna, kui me põletame fossiilseid kütuseid. Enamik teadlasi usub, et PETM oli loomulik sündmus. Tõenäoliselt metaanihüdraatide massiline vabanemine ookeani põhjast. Aga see uus uuring küsis, kas me saame olla kindlad? Nad kasutasid uusi geoloogilisi mudeleid, et arvutada, kui kiiresti süsinik vabaneks looduslikest allikatest versus kui kiiresti see vabaneks, kui keegi põletaks fossiilseid kütuseid industriaalsel skaalal. Ja nad leidsid midagi huvitavat. PETM-i süsiniku vabanemine oli piisavalt kiire, et see võiks olla kooskõlas industriaalse tegevusega. Mitte kindlalt, aga võimalik. Siis nad vaatasid teisi andmeid. Haruldaste maade kontsentratsioone, orgaaniliste molekulide koostist, fossiilseid jälgi. Ja nad ei leidnud midagi, mis viitaks tsivilisatsioonile. Kõik andmed olid kooskõlas looduslike protsessidega. Nii et nende järeldus oli, PETM oli peaaegu kindlasti loomulik. Aga, ja see on oluline, nad ei saanud seda täielikult välistada. Sest meil ei ole piisavalt andmeid. Meil ei ole piisavalt täpseid meetodeid. Ja see on täpselt see, mida Frank ja Schmidt tahtsid. Nad ei tahtnud, et teadlased leiaksid kadunud tsivilisatsiooni. Nad tahtsid, et teadlased hakkaksid küsima õigeid küsimusi. Hakkaksid arendama õigeid meetodeid. Hakkaksid olema ausad oma piirangute suhtes. Ja see on juhtunud. Tänu Siluuri hüpoteesile geoloogid nüüd vaatavad geoloogilist rekordis uute silmadega. Nad küsivad, kas see anomaalia võiks olla midagi muud kui loomulik? Kas me oleme testinud kõiki võimalusi? See ei tähenda, et nad otsivad dinosauruste linnu. See tähendab, et nad on rangemad, nad on põhjalikumad, nad on ausad. Ja see on hea teadus. Aga nüüd tuleb kõige sügavam küsimus. Küsimus, mis viib meid teadusest filosoofiasse. Küsimus, mis puudutab mitte ainult minevikku, vaid ka tulevikku. Kui tsivilisatsioonid võivad tõusta ja kukkuda, jätmata peaaegu mingeid jälgi, mis see meile ütleb aja kohta? Mis see meile ütleb tähtsuse kohta? Mis see meile ütleb meie endi eksistentsi kohta? Mõelge sellele.
Me elame maailmas, kus me mõõdame aega sekundites, minutites, tundides. Meie elud kestavad aastakümned. Meie tsivilisatsioon on kestnud aastatuhandeid. Ja me mõtleme, et see on pikk aeg. Aga geoloogiliselt on see silmapilk. Vähem kui silmapilk. See on nagu üks kaader filmis, mis kestab miljoneid aastaid. Ja kui me vaatame seda filmi, geoloogilist rekordis, me näeme, et peaaegu kõik, mis kunagi eksisteeris, on kadunud. Liigid, ökosüsteemid, isegi terved geoloogilised perioodid. Kõik on kadunud, jättes ainult õhukesed jäljed kivimis. Ja see paneb meid küsima, kas meie eksistents on oluline? Kui me kadume ja jätame ainult õhukese kihi geoloogilises rekordis, kas me olime üldse olemas? See on eksistentsiaalne küsimus. Ja erinevad inimesed vastavad sellele erinevalt. Mõned ütlevad, ei, meie eksistents ei ole oluline kosmilises skaalas. Me oleme lihtsalt üks liik paljudest, üks hetk paljudest. Ja kui me kadume, universumis ei muutu mitte midagi. Teised ütlevad, jah, meie eksistents on oluline, sest me oleme ainsad või vähemalt ühed vähestest, kes suudavad mõista universumit. Me oleme viis, kuidas universum mõistab iseennast. Ja see on tähendusrikas. Aga ma arvan, et on ka kolmas vastus. Vastus, mis on kuskil nende kahe vahel. Meie eksistents on oluline mitte sellepärast, et me oleme igavesed, vaid sellepärast, et me oleme siin praegu. Me oleme teadlikud, me suudame mõelda, me suudame tunda, me suudame luua, me suudame armastada. Ja isegi kui kõik see kaob, isegi kui miljonite aastate pärast ei ole alles midagi, mis tunnistaks, et me kunagi olime siin, see ei tähenda, et see ei olnud oluline, sest see oli oluline meile, praegu, selles hetkes. Aga on ka teine mõõde. Mõõde, mis puudutab vastutust. Kui me teame, et tsivilisatsioonid võivad kaduda, kui me teame, et isegi kõige võimsamad, kõige arenenumad tsivilisatsioonid võivad jätta ainult õhukese jälje, siis meil on valik. Me võime jätkata teed, millel me oleme. Teed, mis viib kliimakriisi, ressursside ammendumise, võib-olla isegi meie oma kollapsini. Ja siis me jätame jälje, mis räägib lugu tsivilisatsioonist, mis ei suutnud õppida. Tsivilisatsioonist, mis võttis kõik, mida ta sai, kuni ei olnud enam midagi võtta. Või me võime valida teise tee. Tee, mis on jätkusuutlik. Tee, mis austab planeeti. Tee, mis mõtleb tulevikule. Ja siis me jätame jälje, mis räägib lugu tsivilisatsioonist, mis õppis. Tsivilisatsioonist, mis mõistis oma kohta universumis. Tsivilisatsioonist, mis valis tarkuse. Ja siin on kõige võimsam mõte. Me ei tea, milline lugu meie jälg räägib, sest me kirjutame seda lugu praegu. Iga valik, mida me teeme, iga poliitika, mida me toetame, iga tehnoloogia, mida me arendame, iga väärtus, mida me edendame, see kõik on osa sellest loost. Ja kui keegi, kas inimene või keegi teine, leiab meie jälje miljoneid aastaid tulevikus, nad loevad seda lugu ja nad küsivad, kes nad olid, mida nad väärtustasid, kas nad mõistsid, mis neil oli. Me ei saa kontrollida, kas keegi leiab meie jälje. Me ei saa kontrollida, kas keegi mäletab meid. Aga me saame kontrollida, milline lugu me räägime. Ja see toob meid tagasi alguse juurde. Tagasi küsimuse juurde, millega me alustasime. Kas me oleme esimesed? Nüüd, pärast kõike, mida me oleme uurinud, pärast geoloogiat, keemiat, astronoomiat, filosoofiat, me teame vastust. Vastus on, me ei tea. Ja me ei pruugi kunagi teada. Aga see me ei tea ei ole nõrkus. See on ausus. See on teaduslik ausus. See on tunnistus, et universumis on müsteeriume, mis võivad jääda igavesti lahendamata. Aga see ei tähenda, et me ei peaks küsima. See ei tähenda, et me ei peaks otsima. Sest iga kord, kui me küsime küsimust,
me õpime midagi. Iga kord, kui me otsime vastust, me avastame midagi uut. Ja mõnikord see, mida me avastame, ei ole vastus, mida me otsinud. Mõnikord see on midagi palju olulisemat. See on uus viis vaadata maailma. Uus viis mõista iseennast. Uus viis olla inimene. Siluuri hüpotees ei ole lugu dinosauruste tsivilisatsioonist. See on lugu meist. Lugu sellest, kuidas me vaatame aega. Kuidas me mõistame oma kohta universumis. Kuidas me valime, kes me tahame olla. Ja see lugu ei ole veel lõppenud. See lugu jätkub. Iga päev, iga valikuga. Küsimus ei ole, kas keegi oli siin enne meid. Küsimus on, kas keegi on siin pärast meid. Ja vastus sellele küsimusele sõltub meist. Praegu, selles hetkes, selles valikutes, mida me teeme. Sest me ei ole lihtsalt vaatlejad geoloogilises rekordis. Me oleme kirjutajad. Me kirjutame oma lugu. Ja see lugu, see õhuke kiht, mis meist jääb, see on meie pärand. Milline lugu me tahame rääkida? Aga nüüd peame rääkima millestki, mis on veel sügavam kui geoloogia, veel sügavam kui teadus. Me peame rääkima sellest, mida see kõik tähendab. Mitte ainult meie mineviku jaoks, vaid meie tuleviku jaoks ja meie olemuse jaoks. Sest kui te mõtlete sellele, mida me oleme avastanud, kui te tõesti mõtlete sellele, te mõistate, et see ei ole lihtsalt lugu kadunud tsivilisatsioonidest. See on lugu aja enda olemusest. Lugu sellest, mis on püsiv ja mis on mööduvad. Lugu sellest, mis on oluline universumis, kus peaaegu kõik kaob. Alustame kõige fundamentaalsemast küsimusest. Küsimusest, mida filosoofid on küsinud tuhandeid aastaid, aga mida me nüüd saame küsida uue teadmisega. Mis on aeg? Me mõtleme ajast kui millestki, mis voolab. Minevikust oleviku kaudu tulevikku. Me mõtleme, et minevik on fikseeritud. See, mis juhtus, juhtus. Ja tulevik on avatud. See, mis juhtub, sõltub meist. Aga geoloogiline aeg töötab teisiti. Geoloogilises ajas minevik ei ole fikseeritud. Minevik muutub pidevalt. Mitte sellepärast, et minevikus toimunud sündmused muutuvad, vaid sellepärast, et tõendid nende sündmuste kohta kaovad. Kujutage ette raamatut, kus leheküljed kaovad, kui te neid loete. Esimesed peatükid on juba kadunud. Keskmised peatükid on hägused, pooleldi loetavad. Ainult viimased leheküljed on selged. Ja isegi need hakkavad kaduma, kui te neid vaatate. See on geoloogiline rekord. See ei ole täielik ajalugu. See on fragmenteeritud, osaliselt kustutatud, pidevalt muutuv ajalugu. Ja see tähendab, mida kaugemale me vaatame minevikku, seda vähem me teame. Mitte sellepärast, et me ei ole piisavalt targad, vaid sellepärast, et tõendid on kadunud. Planeet ise on need kustutanud. Aga siin on veel sügavam mõte. Mõte, mis puudutab teadvust ennast. Mõelge sellele. Te olete teadlik. Praegu, selles hetkes, te olete teadlik. Te kuulete neid sõnu. Te mõtlete nende tähenduse üle. Te tunnete emotsioone. Te olete siin. Aga mis on teadvus? Kust see tuleb? Kuidas 3 naela hallid rakud teie kolju sees loovad subjektiivse kogemuse? Selle, mida filosoofid nimetavad qualia. Selle, milline on olla teie. Me ei tea. See on üks suurimaid lahendamata probleeme teaduses. Hard problem of consciousness, nagu filosoof David Chalmers seda nimetas. Me saame seletada, kuidas ajurakud töötavad. Me saame seletada, kuidas neuronid tulistavad. Aga me ei saa seletada, miks see kõik tundub nagu midagi. Miks on seal keegi kodus? Ja siin on seos Siluuri hüpoteesiga. Kui me ei mõista teadvust, kui me ei mõista, mis teeb meid teadlikuks, kuidas me saame otsida teadvust mujal? Kuidas me saame ära tunda intelligentsust, mis on täiesti erinev meie omast? Mõelge sellele teisiti. Mõelge sellele läbi evolutsiooniprisma.
Teadvus, vähemalt selline teadvus, nagu meil on, arenes Maal ainult üks kord. Üks kord 3,8 miljardi aasta jooksul. See näitab, et see on uskumatult ebatõenäoline. Aga miks? Mis on nii eriline inimese ajus, et see suutis luua teadvuse, mida ükski teine liik ei ole suutnud? Vastus ei ole lihtne. See ei ole lihtsalt aju suurus. Elevantidel ja vaaladel on suuremad ajud. See ei ole lihtsalt neuronite arv. Mõned linnud on uskumatult intelligentsed väga väikeste ajudega. See on midagi muud. Midagi, mida me ei mõista täielikult. Võib-olla see on viis, kuidas meie ajupiirkondad on ühendatud. Võib-olla see on keel. Võime luua abstraktseid sümboleid ja manipuleerida nendega. Võib-olla see on sotsiaalõppimine. Võime edastada teadmisi põlvkondade vahel. Võib-olla see on kõik see koos. Aga siin on punkt. Kui me ei mõista, kuidas teadus tekkis meil, kuidas me saame ennustada, kuidas see võiks tekkida mujal. Ja see toob meid tagasi fundamentaalse küsimuse juurde. Kas intelligentsus on vältimatu või juhuslik? Kas intelligentsus on midagi, mis paratamatult areneb, kui planeedil on elu piisavalt kaua? Või kas see on kosmilise loterii võit? Midagi, mis juhtus Maal juhuslikult ja mis võib mitte kunagi juhtuda uuesti? Me ei tea. Aga Siluuri hüpotees annab meile vihjeid. Kui Maal, planeedil, kus on olnud elu peaaegu 4 miljardit aastat, on intelligentsus arenenud ainult üks kord, see viitab, et see on haruldane. Uskumatult haruldane. Aga kui see arenes üks kord, see tähendab, et see on võimalik. Ja kui see on võimalik siin, see on võimalik mujal. Küsimus on, kui sageli? Siin tuleb mängu üks kõige fascineerivamaid võrrandeid kogu teaduses. Drake'i võrrand. Frank Drake, astronoom, kes suri 2022 aastal, töötas välja võrrandi, et hinnata, kui palju suhtlevaid tsivilisatsioone võiks olla meie galaktikas. Võrrand sisaldab mitmeid tegureid. Kui palju tähti moodustub aastas? Kui paljudel tähtedel on planeedid? Kui paljud neist planeetidest on eluohtlikus tsoonis? Kui paljudel neist planeetidest areneb elu? Kui paljudel neist planeetidest areneb intelligentne elu? Kui paljud neist intelligentsetest liikidest arendavad tehnoloogia, mis võimaldab suhtlemist? Kui kaua sellised tsivilisatsioonid kestavad? Esimesed tegurid me teame üsna hästi. Tänu Kepler ja TESS teleskoopidele me teame, et peaaegu igal tähe on planeedid. Me teame, et umbes 15–25% tähtedest on planeedid eluohtlikus tsoonis. Aga viimased tegurid, need on täiesti teadmata. Me ei tea, kui tõenäoline on, et elust areneb intelligentsus. Me ei tea, kui kaua tsivilisatsioonid kestavad. Ja Siluuri hüpotees näitab meile, miks need küsimused on nii rasked. Sest isegi oma planeedil me ei suuda vastata neile. Aga oletame hetkeks. Oletame, et intelligentsus on tavaline. Oletame, et igas galaktikas on tuhandeid või miljoneid tsivilisatsioone. Kui see on tõsi, siis kus nad on? Miks me ei ole kuulnud neist? Miks taevas on vaikne? See on Fermi paradoks. Ja on palju võimalikke vastuseid. Võib-olla nad on seal, aga nad ei saada signaale. Võib-olla nad kasutavad suhtlusmeetodeid, mida me ei tunne. Võib-olla nad on nii kaugel, et nende signaalid ei ole veel meieni jõudnud või on juba möödunud. Võib-olla nad on seal, aga nad ei taha meiega suhelda. Võib-olla on kosmilise karantiini poliitika. Arenenud tsivilisatsioonid ei sekku noorematesse tsivilisatsioonidesse. Võib-olla nad olid seal, aga nad ei ole enam. Võib-olla tsivilisatsioonid on lühiajalised. Nad arenevad, nad saavutavad tehnoloogilise võimsuse ja siis nad hävitavad ennast või kollapseerivad. Või võib-olla me oleme tõesti üksinda. Võib-olla intelligentsus on nii haruldane, et meie galaktikas, mis sisaldab 200–400 miljardit tähte, on ainult üks intelligentne tsivilisatsioon. Meie.
Aga siin on kõige häirivam võimalus. Võimalus, mida Siluuri hüpotees teeb reaalsemaks. Võib-olla tsivilisatsioonid on tsüklilised. Mõelge sellele. Mõelge maa ajaloole. Elu on olnud siin peaaegu 4 miljardit aastat ja selle aja jooksul on olnud 5 suurt massilist väljasuremist. 5 korda, kui enamik liikidest suri välja. 5 korda, kui elu peaaegu lõppes. Aga iga kord elu taastus. Iga kord uued liigid arenesid. Iga kord elu leidis viisi jätkata. Mis oleks, kui sama kehtib tsivilisatsioonide kohta? Mis oleks, kui planeedid läbivad tsükleid? Perioodid, kus tingimused võimaldavad tsivilisatsiooni arenemist ja perioodid, kus tingimused muudavad selle võimatuks. Mis oleks, kui maa on näinud mitte ühte, vaid mitut tsivilisatsiooni? Mitte samal ajal, vaid eraldatud 10 või 100 miljonite aastate võrra. Igaüks tõusis, igaüks kukkus, igaüks jättis õhukese jälje, mis siis kustutati. See kõlab nagu ulme, aga geoloogiliselt see on võimalik. Mitte tõenäoline, aga võimalik. Ja see toob meid tagasi kõige sügavama küsimuse juurde. Küsimuse, mis ei ole teaduslik, vaid filosoofiline. Küsimuse, mis puudutab tähendust ennast. Kui tsivilisatsioonid tõusevad ja kukuvad, jätmata peaaegu mingeid jälgi, kas neil on tähendus? Kui kõik, mida me ehitame, kõik meie linnad, kõik meie kunst, kõik meie teadmised kaob lõpuks, kas see oli üldse oluline? See on küsimus, millega iga inimene peab lõpuks silmitsi seisma. Mitte ainult tsivilisatsioonide tasandil, vaid isikliku tasandil. Sest sama kehtib meie kohta. Me sündime, me elame, me sureme ja lõpuks kõik, kes meid mäletasid, surevad ka. Ja siis on nagu me ei oleks kunagi olnud. Kas see tähendab, et meie elud ei ole olulised? On 2 viisi sellele vastata. Esimene viis on nihilistlik. See ütleb, ei, meie elud ei ole olulised. Universumis, mis on 13,8 miljardit aastat vana ja 93 miljardit valgusaastat lai, meie eksistents on vähem kui tolmukübeme. Me oleme mitte midagi. Ja kui me kadume, universumis ei muutu mitte midagi. See on aus vastus. Aga see ei ole ainus vastus. Teine viis on eksistentsialistlik. See ütleb, jah, meie elud on olulised. Mitte sellepärast, et universumis on mingi objektiivne tähendus, vaid sellepärast, et me loome tähenduse. Me oleme ainsad või vähemalt ühed vähestest, kes suudavad küsida, mis on tähendus. Ja see küsimus ise annab tähenduse. Me oleme viis, kuidas universum vaatab iseennast. Me oleme viis, kuidas aatomid, süsinik, hapnik, lämmastik, mis moodustusid tähtede südamikes miljardeid aastaid tagasi, on muutunud teadlikuks. Me oleme viis, kuidas universum mõistab iseennast. Ja see on uskumatu. See on ime. Isegi kui see kestab ainult hetke kosmilises ajas. Aga on ka 3. viis. Viis, mis on kuskil nende 2 vahel. Viis, mis tunnistab nii meie väiksust kui ka meie tähtsust. See ütleb, me ei tea, kas meie eksistents on oluline kosmilises skaalas. Me ei tea, kas keegi kunagi mäletab meid. Me ei tea, kas universumis on mingi suurem tähendus. Aga me teame seda. Me oleme siin praegu. Ja praegu on ainus aeg, mis meil on. Minevik on kadunud. Tulevik ei ole veel tulnud. Kõik, mis meil on see hetk. See hingamine, see mõte, see tunne. Ja selles hetkes me saame valida. Me saame valida, kuidas me elame. Me saame valida, mida me väärtustame. Me saame valida, millist jälge me jätame. Ja see toob meid tagasi Siluuri hüpoteesi juurde. Tagasi küsimuse juurde, millega me alustasime. Kas me oleme esimesed? Nüüd me mõistame, et see ei ole õige küsimus. Või vähemalt see ei ole ainus küsimus. Õige küsimus on, kas me oleme viimased? Kas me oleme tsivilisatsioon, mis õpib? Või oleme me tsivilisatsioon, mis kordab samu vigu, mida võib-olla keegi teine tegi enne meid?
kas me oleme tsivilisatsioon, mis mõistab oma kohta universumis? Või oleme me tsivilisatsioon, mis arvab, et universum eksisteerib meie jaoks? Kas me oleme tsivilisatsioon, mis hoiab oma planeeti, või oleme me tsivilisatsioon, mis ammendab seda? Siin on, mida me teame, mida teadus meil ütleb. Me teame, et Maa on 4,5 miljardit aastat vana. Me teame, et elu on olnud siin peaaegu 4 miljardit aastat. Me teame, et intelligentsus, vähemalt selline intelligentsus nagu meil on, arenes ainult üks kord. Me teame, et geoloogiline aeg kustutab peaaegu kõik. Me teame, et isegi kõige võimsamad tsivilisatsioonid jätaksid ainult õhukese jälje. Me teame, et me ei saa olla kindlad, et keegi ei olnud siin enne meid. Aga me teame ka, et tõenäosus on väike. Ja me teame, et kui me jätkame praegusel teel, kui me jätkame fossiilsete kütuste põletamist, liikide hävitamist, ressursside ammendamist, me jätame jälje, mis räägib lugu tsivilisatsioonist, mis ei suutnud õppida. Aga me teame ka midagi muud, midagi, mis annab lootust. Me teame, et me suudame muutuda, me suudame õppida, me suudame kohaneda. Vaadake meie ajalugu. Vaadake, kui palju me oleme muutunud viimase 100 aasta jooksul. 100 aastat tagasi enamik inimesi ei osanud lugeda. 100 aastat tagasi naised ei saanud hääletada enamikus riikides. 100 aastat tagasi me ei teadnud, et galaktikad eksisteerivad. Nüüd me teame. Nüüd me mõistame. Nüüd me näeme universumit viisil, mida meie vanavanemad ei saanud ette kujutada. Ja kui me suutsime muutuda nii palju 100 aasta jooksul, mida me suudame teha järgmise 100 aasta jooksul? Järgmise 1000 aasta jooksul? Aga siin on kõige olulisem mõte. Mõte, mis on Siluuri hüpoteesi tõeline pärand. Me ei pea olema esimesed, et olla olulised. Me ei pea olema igavesed, et olla tähendusrikkad. Kõik, mida me peame olema, on teadlikud. Teadlikud oma kohast universumis. Teadlikud oma vastutusest. Teadlikud oma valikutest. Sest iga valik, mida me teeme, iga poliitika, mida me toetame, iga tehnoloogia, mida me arendame, iga väärtus, mida me edendame, see kõik on osa loost, mida me räägime. Ja see lugu ei ole veel lõppenud. See lugu jätkub. Iga päev. Iga valikuga. Nii et tulge tagasi alguse juurde. Tagasi selle hetke juurde, millega me alustasime. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, teie keha sisaldab aatomeid, mis kunagi kuulusid dinosaurustele. Aga mitte ainult dinosaurustele. Need aatomid on olnud osa tähtedest, mis plahvatasid miljardeid aastaid tagasi. Need aatomid on olnud osa ookeanidest, mis katavad planeeti. Need aatomid on olnud osa igast elusolendist, mis kunagi on elanud. Te olete osa milleski, mis on palju suurem kui teie. Te olete osa ahelast, mis ulatub tagasi universumi alguseni. Te olete osa loost, mis on kestnud 13,8 miljardit aastat. Ja nüüd see lugu jätkub teie kaudu. Teie valikute kaudu. Teie tegude kaudu. Kas keegi oli siin enne meid? Me ei tea. Kas keegi on siin pärast meid? See sõltub meist. Aga siin on, mida me teame kindlalt. Me oleme siin praegu. Ja praegu on kõik, mis meil on. Nii et küsimus ei ole, kas me oleme esimesed. Küsimus on, mida me teeme sellega, et me oleme siin. Kas me elame nagu see planeet on lõputu? Või elame me nagu see planeet on ainus, mis meil on? Kas me võtame kõik, mida me saame, või anname me midagi tagasi? Kas me mõtleme ainult oma eludele, või mõtleme me ka neile, kes tulevad pärast meid? Miljonite aastate pärast, kui geoloogiline aeg on kustutanud meie linnad, meie teed, meie masinad, jääb alles ainult õhuke kiht. Õhuke kiht kivimis, mis sisaldab keemilisi allkirju. Jäljed sellest, kes me olime.
ja või keegi, kas inimene või keegi teine, leiab selle kihi, nad loevad lugu. Millist lugu me tahame, et nad loeksid? Lugu tsivilisatsioonist, mis võttis kõik ja jättis tühja planeedi? Või lugu tsivilisatsioonist, mis õppis elama tasakaalus? Lugu tsivilisatsioonist, mis arvas, et universum eksisteerib nende jaoks? Või lugu tsivilisatsioonist, mis mõistis, et nad on osa universumist? Lugu tsivilisatsioonist, mis kadus jäljetult? Või lugu tsivilisatsioonist, mis muutus millekski suuremaks? Me ei tea, kas me oleme esimesed, aga me saame valida, kas me oleme viimased. Me ei tea, kas keegi mäletab meid, aga me saame valida, mida me jätame maha. Me ei tea, kas universumis on tähendus, aga me saame valida, millist tähendust me loome. Sest lõpuks see on ainus asi, mis loeb. Mitte see, kui kaua me kestame, vaid see, kuidas me elame. Mitte see, mida me jätame maha, vaid see, kes me oleme praegu. Ja praegu, selles hetkes, selles hingamises, selles valikutes, me oleme need, kes kirjutavad lugu. Millist lugu me tahame rääkida? Vastus on teie kätes, meie kätes, praegu. Sest me ei ole lihtsalt vaatlejad universumis, me oleme osalejad. Me ei ole lihtsalt lugejad geoloogilises rekordis, me oleme kirjutajad. Ja lugu, mida me kirjutame, see õhuke kiht, mis meist jääb, see on meie pärand, meie kingitus tulevikule. Meie vastus küsimusele, kas me olime siin? Jah, me olime siin ja me valisime olla millegi